Tere! Mina olen Siim Tuisk, Tallinna linnavolikogu liige ja tänase ürituse autor, kui nii võib öelda. Ja minuga on täna siin Toomas Paaver, kes on kõrgelt tunnustatud arhitekt, ekspert ja Ain Kendra, kes on TTÜ lektor ja teedeehitusinsener. On nii? Ja Täpselt nii. Küsime siis mina ja Raimond Kaljulaid, kes on parlamendi ja Tallinna volikogu liige. Ja alustakski võib-olla sellest, et üks nendest asjadest, mis on kõige kiiremini peale tuleb ja kindlasti järgmise volikogu perioodi jooksul leiab ka volikogus suurt lahingut, on Rävala puiestee läbimurde küsimus. Ja see küsimus on just selles mõttes, et kui pikalt rääkis linn sellest, et sinna tuleb trammiliin ja tulevad igasugused toredad asjad, siis nüüd on nagu see trammijutt on jäänud ära, on jäänud ainult ühistranspordi ebamäärane lubadus, kuna linn ei ole suutnud leida rahastust selle trammiliinile senises graafikus. Ja ma tahakski küsida teie käest, et mis on teie seisukoht selle Rävala puiestee läbimurde osas, et millist läbimurret te sooviksite, mis põhjustel ja kuidas teie arvates üldse suhestub sellisesse laiemasse kesklinna liikluskorradusse, et mida te tahaksite tegelikult selle Tallinna Rävala puiestee läbimurdega teha või millised eesmärgid seal võiksid olla või mida seal kindlasti tegema ei peaks, kuidas seda kindlasti tegema ei peaks. Ja ma võib-olla annaks selle kõigepealt Ainile, et me oleme sinuga tegelikult sellest Rävala puiesteest juba aastaid tagasi rääkinud, et alustaks ehk sina siis. Aitäh! No mulle ütleks niimoodi meeldib see trammitee küll, sellepärast, et ma saan aru, et trammiliinidel on see Hobujaama lühike lõik, mis kogu Tallinna trammid sealt läbi sõidavad ja mille tõttu tramme nagu liinile juurde rohkem panna ei saa, ehk siis kui me ka kuskilt otsast neid liine juurde rajame, siis sealt vahest me rohkem tramme läbi ei suuda kütta. Millest ma saan aru, et tegelikult selle Kikilipsu linnakuju näebki ette, et suhteliselt kitsast alast tuleb läbi murda ja nagu ma aru saan, ka pakutakse valida, kas viia tramm läbi Rävalast või viia ta Liivalaiast ja sellise valiku juures ma kipuksin eelistama pigem Rävalat selle trammitrassina. Ja miks veel, kui me vaatame natukene kaugemale, et kuhu need trammiliini otsad peaksid lõpuks välja jõudma, siis ühe variandina kaalutakse Tondilt edasi minna Järve suunas, aga teine variant on selline, kus sisuliselt selle superministeeriumi ja Tõka vahelt Väike Ameerikast üritaks minna sisuliselt Lilleküla jaama juurde ja sealt raudtee alt läbi Kristiine keskuse taha. Mille tõttu tramme nagu liinil superministeeriumi ja kui me seda pidi võtame, siis ma arvan, et lihtsam oleks seda trammi tuua Pärnu maanteele ja siis superministeeriumi tagant keerata, kui hakata jõnksutama Liivalaiast tulles Pärnu maanteele ja siis kohe ära keerata. Et see on üks asi ja teine tegelikult olulisem vast on see, et Liivalaial on teatud transiiditrassi funktsioon, mida Rävalal ei ole. Ehk siis Liivalaia on algusest peale rajatud nagu liiklust vanalinnast mööda viima ja nüüd sellega, kui me trammi sinna samasesse koridori suuname, siis ma arvan, et me kahjustame Liivalaia oma põhifunktsiooni. Okei, ma kohe annan Toomasele, aga lihtsalt hästi kiire remargina mõttes. Aga kas Liivalaiasse trammi viimine ei olegi mingis mõttes, selles mõttes nagu see eesmärk, et sa tahadki tegelikult kesklinnast võimalikult palju seda autoliiklust vähemalt, et seda magistraali võib-olla ei olegi üldse vaja. Ma saan aru, et ma kõlan siin saatana advokaadina ja võib-olla ei ole üldse nagu mu isiklikult mõttes täielikult toetatav seisukoht, aga ma tahaks nagu vastut sellele. Ma ei vaidle ka sellisel juhul vastu, kui sa ütled, võib sinatada, eks ole. Et kui sa ütled, et seda Liivalaia trassi linnast mööda viimiseks ei ole vaja, sellisel juhul ütle mulle, millist trassi linnast mööda saab. Aga Toomas, mis on, kohe joome selle? Algu, see on nüüd, las ma nüüd räägin lihtsalt oma visiooni Rävalast. Mida kõigepealt on vaja, kui
selles Rävala puiestee sihis on ju läbi murda olemuselt on asjakohane, see on ammu planeeritud, aga see, mida läbi murda, esimene asi tegelikult on see keskmine, Rävala puiestee keskel on haljasvöönd, on ju, mis on ka selline olemuselt hea avalik ruum, ta on küll lõhutud praegu ristmikega, aga see on nagu esimene asi, mis on tähtis, et inimene saaks kulgeda sealt Rävala puiestee ruumist nagu sinna Kosmose kino kanti ja seda nagu mugavalt avaras mõnusas ruumis. Ja seal on ka see rohelise koridori teema, ma arvan, nagu... Rohelise koridori osas ma sulle absoluutselt vastu ei vaidle, aga ma väidaksin seda... Jah, okei. Räägin lõpuni. See on pikem jutt. Tähendab, mis puudutab ka trammi, ma olen kõigi nende nagu arvamustega nõus, on ju, et tegelikult kesklinnas seal Pärnu maante, Narva maante, praegusel Viru ringi nimelises kohas on nagu sihuke kitsas koht ja üldiselt, kui me tahame trammivõrgustikku lisada nii-öelda liine, siis meil on alternatiivtrass vaja, et meil lihtsalt enam see keskus ja seal Narva maante alguses ka seal Obujaama ristmiku juures ja sealt on nagu piir käes. See tuli Peatänava projekteerimisel ka välja, me töötasime sellega päris palju, et me tegelikult tuleb seda ühistranspordi võrgustikku nii-öelda avardada, mitmekesiseid kanaleid tekitada ja nii edasi. Et seda on vaja. Nüüd, kas seda sinna Rävala puiesteele palda, see on iseenesest, ma arvan, võimalik selles mõttes, et kui teda niimoodi kavalasti paigutada, et ta nagu sellist head linnaruumi ja jalakäijaruumi nagu ära ei lõhu, see, ma arvan, et oleks tehtav, aga et suur küsimus on see, et kus sellest trammist ikkagi rohkem kasu on, et nagu tegelikult Liivalaia on kõige rohkem selline piirkond, kus on selliseid sihtpunkte ja töökohti, mis on ühistranspordiga halvasti kaetud, on nagu palju rohkem. Rävala puiestee on tegelikult ju kesksetele ühistranspordi nagu sõlmedele seal liiga juba lähedal mõnes mõttes, et seal juba on nagu olemas palju. Veel on Tallinna kesklinn on oluliselt laiem kui mingi Viru keskuse vahetu ümbrus ja mis kõik tahab ühistranspordiga teenindamist, et meil tegelikult toimiks see värk, et ma saan nagu, kus iganes ma Tallinnas ka ei tööta või kuhu mu sihtpunkt pole, et ma saan nagu ühistranspordiga juurde, et nagu Liivalaiast oleks selles mõttes palju rohkem kasu sellest trammist, et ta teenindaks rohkem kui Rävala ära. Et see on nagu niisugune argument see Liivalaia kasuks. Liivalaia on ka hästi lai tänavakoridor. Sinna olemuselt saab nagu mahutada nii autosid kui trammi ja seal peab olema normaalne inimsõbralik ruum, eks ju, mis on nagu hoonetega suhtleb. Aga ütleme, Liivalaia tänavakoridor on ikkagi küllaltki lai, et seal peaks olema võimalik seda kõike ka lahendada, eks ju. Mul oleks väike täpsustav küsimus, et üks asi on see, et me saame tegelikult Tallinna kesklinna erinevaid marsruute maha joonistada. Siin on kaks küsimust. Üks on see, et kuhu need trammid peaksid minema? Mis on need lisanduvad liinid? Kas need peaksid minema Jürisse või Viimsisse või Haaberstisse või... Ma peatuke pean, et see on nüüd nagu juba täitsa uus teema. See on selge, et kogu Tallinna ühistranspordi võrgustik, kogu see süsteem, nii bussid kui trammid, see on kõik nagu ajale jalgu jäänud ja keegi sellega nagu ei tegele, et sellega nagu see võrgustik korralikult töötaks, et erinevad sihtpunktid, mis on nagu vajalikud, need oleksid nagu hästi kaetud ja inimene saab ühistranspordi igale poole. Ja see on selge, et praeguse Tallinna viimaste aastakümnete arengu juures peab ühistranspordi võrgustik haarama ka Tallinna lähiümbruse elanikkonda. Et see on suur probleem, eks ju, et see kogu see Harjumaa ühistranspordisüsteem ja Tallinna sinna ühistranspordisüsteemi ei haaku hästi. Nüüd hakata kogu seda värki planeerima, seda me siin sellise vestluse käigus ei suuda, eks ju. See ei ole nagu nii lihtne, et me paneme ühte punkti ühe liini ja siis
sest tegelikult see on kõik seotud ka muude liikumistega, hästi palju nagu selle liikumisega, et kuidas sealt ühistranspordi peatusest inimene sealt ühes otsas jõuab oma koju, teises otsas oma töökohta või sihtpunkti. Suur teema. Ja see küsimus oli pigem suunatud selles mõttes, et me ei räägi ju siin sellest, et ma ei tea, Kopli ja Ülemiste linnaku vahel liikuvasse trammi, et me tahaksime lihtsalt seda liini niivõrd palju tihendada, sinna rohkem neid tramme panna, et meil on vaja mingeid uusi marsruute trammide ära mahutamiseks. Et see on tegelikult Rävala läbirumuridest rääkimine on oluline selles mõttes, et kuidas neid liine oleks võimalik juurde tuua. On nii? Ja ei, me tähendab ühesõnaga mingit ühendust ühesõnaga sellel nagu sihil, et ütleme Pärnu maantee ja Tartu maantee trammiliinid ühendada uut kanalit pidi, seda on vaja, jah. Okei, aga nüüd ei ole põhjust üldse vaielda. Teistpidi nüüd selle sama peatänava ja trammiliinide teistsuguste alternatiivide lahendusel, mis takistab põhimõtteliselt meil panema nagu rööpaid kõrvuti, nagu mõnedes riikides on, et sul on võimalik tegelikult panna neid nagu trammitaskuid, kus tramm tuleb nii-öelda peatumiseks sisse või mingeid muid lahendusi. Ja seda sama peatänavat selle mõttes nagu siis massiivselt ühistranspordi kasutamiseks. Sa nüüd mõtled praegu seda, et tramm sõidaks kahel rajal. Nii nagu Tondi lõpppeatuses on nagu 2 liini kõrvuti. Vaata, siin on põhiline, et tänavaruumil on omad piirid ikkagi. Ja ühesõnaga, kui me tegelesime peatänava projekteerimisega, ehk siis Pärnu maantee, Narva maantee algus, siis sellised lahendused juba, seal on nagu siiski nii palju kitsas, et sellised lahendused söövad liiga palju ära. Kas jalakäijate ruumi, jalgrattateed, haljastuse või ka, mis on ka tegelikult oluline, et ühes sõidurajas saaksid siiski ka autod sõita. Et selles mõttes, erandolukordades võimalik, kui see on väga vajalik, aga üldjuhul nagu on see jällegi niisugune ruumi raiskamine, mulle tundub. No ilmselt on see võimalik, aga majade arvel, aga seda luba meile keegi ei anna. Ei, majad on meil olemas ja meil enamasti ei ole mõtet hakata rääkima, et me siin nagu hakkame nüüd suuri maju lammutama. Teine asi on see, et tegelikult kui need tänavaruumid ajada liiga laiaks nagu majade arvelt, see mõnes mõttes ajab ka selle linnaruumi niisuguseks inimsõbralikumaks. Tegelikult on väljakutse just selles, et niimoodi kompaktselt kõik olulised küsimused ära lahendada. Et ka selles on väärtus, et need majad ei ole nüüd nagu kuskil liiga kaugel eemal, et nagu et see linnaruum on ka kuidagi seal on nagu parem tunne, kui ta on kompaktne, see on loomulik. Ehk siis sulle tundub nagu, et Liivalaias on need liiga kaugel? Ei, tähendab, sellesse tuleb suhtuda nii, et need on olemas, et meil ei ole mõtet sellest rääkida, et hakkame maju muutma. Meil on nagu see maailm ikkagi, et igal majal on omad omanikud ja igal majal on isegi oma lugu ja traditsioonid ja ärme hakka neid olemasolevaid maju nagu kangutama, ma arvan, see on see aeg on möödas. Tallinna ajalugu on näidanud, et see on mõttetu. Aga Liivalaia on ka ju kangutatud. Nii vähe teha, et lõpuks jääb kõik pooleli ja siis on, ma arvan, et üldjuhul tasub lähtuda sellest, et majad on seal, kus nad on. Iga maja on nagu teatud väärtus ka, eks ju, Kui ma tohin korra vahele küsida ühte sellist küsimust, et kui ma kuulan seda teie jutte, et ma ise tean seda kanti ka õudselt hästi. Mul on alati nagu küsimus, kui räägitakse uutest läbimurretest või uutest ristmikest, mitmetasandilitest ristmikest või ka uutest teedest tänavatest, mida tahetakse rajada, et tegelikult seal kandis näiteks lapsevankriga liikudes ka seal, kuhu on planeeritud praegu see läbimurre ja selle ümbritsevatel kõigil nendel tänavatel, et see on nagu jube keeruline, et tegelikult seal on kõnniteed on kas korrast ära või need on hästi kitsad, sa pead vahepeal sõiduteele navigeerima ja nii edasi. Ja see alati, kui keegi räägib uutest läbimurretest, siis ma mõtlen selle peale, mis see lõpuks maksma läheb ja mõtlen, et miks me lihtsalt oma olemasolemaid tänavaid korda ei taha teha selle asemel ja neid sammu kõnniteid ei laienda ja seal nagu seda tänavaruumi
ruumi muuda selliseks, et seal oleks normaalne liigelda. Et millest see armastus uute läbimurrete, uute projektide vastu ja kas meil on üldse neid vaja, et kas me ei peaks tegelema sellega, et meil on olemasolev väga halvas seisukorras? No loomulikult, et olemasolev kõigepealt ja niikuinii, eks ju, tuleb nagu teha nagu inimlikuks. Nii palju kui siin Tallinnas on neid tänavaid kui palju, kus saaks olemasolevat tunduvalt paremaks teha. Aga et ma ei tea, mis kohast sa nüüd praegu rääkisid, aga noh, ütleme... No seesama Rävala näiteks, et seesama Rävala on nagu see Rävala kant, kus see on ikkagi tähendab, eks ole, suurt sellist investeeringut ühel või teisel viisil, isegi kui me räägime ainult trammitee panemisest sinna. Ja samas seal samas kõrval on tänavaid, mis vajaksid tegelikult hädasti minu meelest sellist lihtsalt rekonstrueerimist või korda tegemist, kõnniteede laiendamist ja nii edasi. No ütleme, aga aeg-ajalt, mina ütlen, et läbimurret vahel saab teha ka niimoodi, et sa lihtsalt võtad piirdeaiad eest ära ja maapind on ju olemas ja ei olegi väga palju. See on kõige lihtsam. Ma muide pakkusin nagu kunagi see Reidi tee ootas siin, eks ju, aastakümneid, et ma ütlesin et seal oleks olnud vaja seda, et lihtsalt teeme ühe raja, kus saab nagu kõndida ja on juba väga suur asi tehtud. No radasid on ju tehtud kultuurikilomeeter näiteks. Ja, no kultuurikilomeeter oli väga hea näide sellise asja kohta, et nagu selliseid asju saab teha ka investeeringutega põhimõtteliselt. Aga kauaks? Jah. Kauaks? Mis sest kultuurikilomeetrist sai? No ta oleks võinud jääda ka, aga siin taheti, eks ju, nagu siin tekkis nagu teine huvi, mida mõnes mõttes on ka vaja, et nagu kuidagi oli vaja seda nagu ka ikkagi autoliiklust ja ühistransporti läbi vedada. Ma ei ole selle Kalaranna tänavaga nüüd päris rahul, aga ütleme teatud mahus midagi sinna oli nagu vaja veel investeerida, aga see on pikem teema, seda oleks võinud lahendada ka natuke inimlikumalt ja kultuurikilomeetril jäi ka oma siuke väike mõju, et ikkagi jäi sinna Kalamaja poolsesse külge täitsa korralik rattatee, selle üle sai siin vaieldud ja võideldud tegelikult. Aga see on rohkem nüüd küsimus igasugune nüanssides, kuidas veel palju paremini oleks saanud asju lahendada. Tähendab, ma saan Raimondi küsimusest aru, et Raimond põhimõtteliselt oleks nagu selle läbimurdmise vastu, et kui me murda ei tuleks, et kui me saaksime selle trammi ükskõik kust vaja, saaksime ta lihtsalt läbi tuua, võib-olla ei olegi murret vaja. Ei, no mina vaatan rohkem niimoodi, et hea näide on Reidi tee tegelikult, et kui Reidi teed tehti, siis see oli vist 2019 aastal võttis ta kõigist Tallinna teede investeeringutest mingi 67-68%. Ja natukene kinni, see investeering Reidi teesse tuli siiski kõrvalt. See Tallinna investeeringute summa sisaldab abirahasid. Ja, aga see Tallinna investeering oli ka seal väga-väga arvestatav. Okay. Ja küsimus ongi selles, et lihtsalt kui ma vahel mõtlen, et need sellised uued ideed või uued igasugused projektid, mis on, lõpuks eelarves on nagu raha piiratud arv. Siis ma mõtlengi, et miks pärast me mõtleme uute läbimurrete peale, uute teede pikenduste peale. Sama Kalaranna tänav on tegelikult ju fantastiline näide, et see on tõesti väga ilus tee ja see rattatee, mis sinna tehti Kalamaja poole, on nagu hästi tehtud üks sõidetavamaid lõike, mis Tallinnas on. Aga samas, kui me mõtleme seda Kalamaja asumit, mis sinna sisse jääb, kui palju on seal selliseid tänavaid, kus sa praktiliselt ikkagi nagu, ma ei tea, lapsevankriga mööda kõnniteed minna ei saagi, sest need on liiga kitsad või Pelgulinna poole, kus ei olegi üldse kõnniteesid. Et ma arvan, et sellega inimestel paljudel võiks tekkida küsimus, et miks te selle uue tänava tegite, et miks te minu kodutänavat korda ei teinud? No olgu, aga need kõik on tegelikult nagu tähtsad asjad, eks ju, mis ma Kalamaja tänavate kohta ütlen, tegelikult seal on nagu normaalne käia mööda sõiduteed, põhimõtteliselt asumisisesed nagu tänavad nagu võiks sageli olla niimoodi, et seal ei ole neid eraldi neid kõnniteid vaja, et nagu lihtsalt, et autod peavadki nii aeglaselt sõitma, et see on täiesti ohutu ja sageli on isegi niimoodi, eks ju, et nad töötaksid nagu niisuguse shared space'ina ka väga paljudel juhtudel, eks ju, kus on nagu autosid vähe ja nad on aeglased, kus see peaks toimima, eks ju, aga ütleme, me ajame selle teema väga suureks, ma olen ka nõus, et
et sageli nende läbimurretega võib-olla vingutakse üle, kui hakatakse midagi tegema, siis kohe on vaja nagu jube kallilt ja suurelt teha, et paljud asjad saaks palju lihtsamini ja odavamini. Aga ma vaidleks eesmärk lahendatud. Selle kallilt ja suurelt pigem ma ütleks niimoodi, et kallilt ja suurelt on tehtud need asjad, kus on saanud kasutada välisraha. Kui on puhtalt ainult linna investeering, siis tõenäoliselt ei ole nii kalleid asju ette võetud. Jah, tõesti nii. Aga on, et liiga palju raha on kasutada. Meil on see on niisugune paradoks, et meil... Kui ma vaataks korra kommentaarium, mis see Mats Laes on kirjutanud siin teksti, et Liivalaias sõidab 3000 ja tehnikas 1400 ehk peaaegu pool sellest ja tehnikale piisab ühest sõidurajast mõlemas suunas. Ma arvan sedapidi, et tehnikas laseb see 1400 läbi võib-olla tänu sellele, et seal foore on vähem ja neid ristuvat liiklust on vähem. Paraku Liivalaias on ristuvad magistraalid, millest igaüks võtab oma aja. Aga ma tahaks öelda, äkki võid ma tulla selle juurde, et näiteks kui me räägime neist läbimurretest või näiteks Rävala puiesteest, siis ma arhitektina rõhutaks hoopis seda, et see Rävala puieste, kui seal ükskõik mida seal teha niimoodi ja investeerida, siis see on esindusruum. Sellega tuleb tegeleda niimoodi ruumiliselt tervikuna, et ta ei ole mingi läbimurre läbi liikumiseks, vaid see on avalik tänavaruum, kus peaks olema hea olla, kus ta peaks olema ka visuaalselt hea, see tänav peaks töötama koosmõjus hoonetega, seal peaks olema kõigil hea liikuda, nii risti kui piki, seal peaks olema hea ka olla. Ja see tahab sellisesse asjasse on mõistlik ikkagi investeerida. Põhimõtteliselt oli peatänavaga selline plaan, et sellest tekib niisugune inimlik ruum, kus muuhulgas saab ka autoga sõita, ja ühistransport saab liikuda. Aga Rävala, kui peatänav jäeti siin pandi seisma, eks ju, 2 aastat tagasi, siis kui nüüd me räägime Rävala puiesteest, siis see peaks olema samaväärse kvaliteediga, peaks seda kavandama. Mis annab sellele kvaliteedi või mis annab sellele selle tõmbe, et sinna minna ja seal olla? Kas ainult see haljastuspingid ja nii edasi, see visuaalne keskkond või on seal ka mingid objektid, mille külastamise vajadus viib mind sinna? Neid objekte Rävalas ma paraku ei näe. Oota, kuidas? Seal on juba praegu, eks ju, nagu näiteks Muusikaakadeemia on selle läbimurde ääres juba praegu olemas. See on suhteliselt kitsale seltskonnale orienteeritud. Jah, ma ei vaidle sulle selle koha pealt vastu, aga ütleme, minul on Muusikaakadeemiasse vahel asja, aga ma arvan, et lihtsalt promeneerima sinna minna, ma ei näe mingit vajadust. No ütleme, et on suur hulk inimesi, kes tegelikult Solarise ja kõige muu osas või selle sama olümpia suunal liikuval, seal on park, kus väga paljud käivad oma lastega mängimas otse selle Välisministeeriumi taga, et seda Solarise ja olümpia marsruuti tegelikult läbib päris arvestada hulk jalakäijaid. Aga tulles tagasi nii-öelda selle linnaruumi juurde, et kui seda vaadata kogu kesklinna võtmes on ju, ja vaadata seda just selle pilguga, et Tallinn kindlasti kaugeltki ei ole täiuslik, on ju, et need olukorrad, mis siin parasjagu on, need on juhtunud või mingite eelnevate planeeringute tulemusel sündinud, aga kui vaadata seda nullist alates korraks, püüda saada seda päriselt ka paremaks koos toimiva süsteemina, siis kust otsast te tegelikult alustaksite seda parandamist? Et kas see oleks peatänav, kas see oleks Liivalaia või millises järjekorras või millises võtmes neid muudatusi hakkaks tegema. Ja veelgi enam, kõige rohkem huvitakski mind just see, et see ei ole esimene kord tegelikult, kui inimesed mõtlevad selle peale, kuidas linna teistmoodi ümber käia. Mille taha tegelikult eelnevalt on jäänud kõik need plaanid? Miks peatänavad kunagi ei sündinud? Miks kõik need trammiliinid või kõik mingid muud asjad, mida on pakutud Tallinna kesklinnas, miks need tegelikult kunagi ei sünni? Alustaks võib-olla siis Ainist. No mul on väga raske öelda, miks need trammiliinid ei ole realiseerunud. Ma ei ole trammi teemadega nii sügavalt kursis ja
ma tahandaks ikkagi tagasi sinna Liivalaia küsimusse, et kui me liiklust planeerime, siis senimaani kasutatakse liikluse planeerimiseks väiksema ajakulu meetodit. Ja iseenesest ei ole oluline, kas see väiksem ajakulu saavutatakse autodega või mingi ühistranspordiviisiga. Need on erinevad kihid liikuvuses. Meil on teada inimeste hulk, kus nad on ja kuhu nad minema peavad. Ja siis see modelleerimise süsteem on see, mis rehkendab välja, et kui me paneme variandi A, näiteks paneme trammi Liivalaiasse, sellega me võtame natukene autodelt ära, aga kui me saame tulemusena positiivse tulemuse ehk ajavõidu tervikus, summa summarum, siis ma ei vaidle vastu. Aga kõigepealt tuleb see asi mudelisse panna. Keegi ei ole täna seda pannud. Nõus. Aga kui ma vaatan nagu praktilise poole pealt, seda, mida tegelikult linn on rahastanud, kuidas ta on mingid asju teinud, siis ma ei näe kuskilt otsast seda, et keegi oleks teinud mudeli järgi, et näe, sellega me saame nüüd kiire või liikuda. No vot, hakkame nüüd kõigepealt sellest pihta, et meil on olemas linnal üldplaneering. Mis aastast Tallinna üldplaneering on? 2001. Ja üldplaneeringut linnal, kus oleks näidatud ära tänavavõrk, transpordiliinid, põhiliinid, uuendatud ei ole. Linn väidab praegu seda, et me lahendame kõik need üldplaneeringu teemad, lahendame linnaosade üldplaneeringutega. Aga kesklinna linnaosal veel ei ole üldplaneeringut, seda on alles alustatud koostamist. Aga lähemad 3 või 4 aastat põhimõtteliselt on vaadates seda senist. Pluss mulle tundub, et siin on veel erinev, kohe saatavad, et siin on erinev kiht veel selles, et kui sul on autoteede mõttes, nad näiteks mõõdavad, mis on ebatasasused ja need kvaliteedimärgid, milline see teede kiht peab olema, kui sujuv on ju, siis jalakäijate või mingite teistkordi transpordiliikide mõttes ei ole tegelikult seda sorti tähelepanu, et sul jalakäijal on, kõnniteel on sellised augud ja sellised postid ja kõik muud, mille osas sa pead pidevalt nagu vaatama, et kas sa saad üldse nagu mööda või kuidas sa saad mööda või mitte ei ole nagu see, et sa nii-öelda... Selle vastu ma üldse ei vaidle, see probleem on täiesti olemas ja sellega tuleb tegeleda. Aga küsimus on nagu teistpidi, mis me selle mõõdiku tulemuseks saame? Me saame teada, et üks või teine asi on sant, eks ole. Mis sellest juhtub? No sellest peaks tegelikult muutuma investeeringukavad, et kui meil on nii-öelda tänavaruum jalakäijatele on E-tasemel. Mille järgi meil täna investeeringud toimuvad? Valimistsüklite järgi. Poliitikuna peaksid seda väga hästi teadma. Aga kui ma nüüd tulen tagasi sellele planeerimisele või planeeritavusele. Jah, tahtsid lisada? Lõpeta lause ära, siis ma annan sulle Toomas. Kui me tuleme tagasi sellele planeeringutele ja planeeritavusele, siis mina olen seda meelt, et meil peab olema siiski hierarhiline süsteem, millele Karin juba vastu vaidleb, et tänavavõrk on hierarhiline ja seal on olemas magistraalid ja seal on olemas kõrvaltänavad. Ja ma ei tahaks tegelikult toppida jalakäijat autodele mõeldud magistraalile. Igas mõttes, müra, saaste. Okei, aga kuidas ta siis üldse Liivalaiat ületab? Või mida teeb jalakäija üldse siis Liivalaia ääres, kui sa jätad Liivalaia siis magistraaliks sellisel moel? Sul on seal ITK... Liivalaia ongi juba magistraaliks kujundatud alguses. Täpselt samamoodi nagu on Järvevana ja Tammsaare tegelikult on magistraalina planeeritud, aga nendest planeeringutest ei ole kinni hoitud. Toomas. Ütleme näiteks selle momendi, et Tammsaare Järve keskuse juures, mitte Järve, Tondi Selveri juures tehti see Tammsaare ärikeskus. Ja sinna toodi politseiameti teenindus. Selline funktsioon, mis eeldab, et sinna on väga hea juurdepääs ka jalakäijatele. Aga kõigepealt oli see meil magistraal. Täpselt, ütleme laiemalt võttes, vaatad Tartu lõunakeskust. Kõigepealt tehti Tartu möödapääsuks ringtee ja siis rajati teisele poole ringteed lõunakeskus ja 1 aastaga liiklus tõusis 2 korda ja hunnik õnnetusi. Me genereerime ise probleeme.
sellega ma olen nõus, aga samas, kui me vaatame ikkagi seda sama Liivalaiet, on ju, sul ITK, see sama haiglakompleks oli seal ennem seda magistraali põhimõtteliselt. Nõus. Et see tegelikult nagu need nii-öelda suured inimeste sõlmpunktid olid seal olemas ennem seda, kui see tee rajati. Et okei, sul peale sõda tegelikult oli võimalus, kui sul oli pool kvartalit maha põlenud ja sul oli võimalik erinevaid muid asju teha. Ma ei vaidle ka sellele vastu, et kui me suudame Liivalaia asemel teha järgmise koridori keskusest eemal, kust, kui me tahame autod linnakeskusest eemal hoida, siis me suuname need järgmisse koridori, aga seda koridori ei ole. Okei, Toomas. No kõigepealt ma olen muide selle jutuga kõigega väga nõus näiteks, et see passiamet sinna pagana Tammsaare äärde, kuhu kui ta inimesena nagu on peaaegu võimatu normaalselt jõuda, eks ju, pandi, see on nagu suur viga, on ju. Aga see on kõik süsteemitu ja seda isegi mitte ju keegi ei planeeri, eks ju. See on nagu, ma arvan, et see politsei piirivalveamet on selle kuidagi ise otsustanud. Ühesõnaga, see on tegelikult maailm, kus meil nagu riigis ei ole seda süsteemi, kes üldse nagu seda selliseid otsuseid süsteemselt teeks. See on lihtsalt üks näide, et tegelikult meil on nagu see on ju veel suurem süsteem kui linna planeerimise süsteem. Aga kui ma tulen tagasi äkki üldplaneeringute juurde, millest siin alustati, tuletan meelde, et 2001 üldplaneeringus on tegelikult ju, ma olen nõus, et kesklinn hädasti ammu vajab juba täpsemat üldplaneeringut, aga see üldisem üldplaneering, mis on pärit 2001 aastast, see on ka üht-teist kavandanud. Muu hulgas on ta tegelikult kavandanud selle, et kesklinn, eks ju, ei ole sihuke läbisõidukoht ja selle üldplaneeringu alusel tegelikult on ju välja ehitatud täiesti need ülemistel suured ümbersõidu magistraalid, igast põhiolemused. Aga ühendamata. Mis mõttes ühendamata? Algse joonise järgi pidi Laagna tee jooksma otse Järvevanasse välja. See on nüüd veel ometi teema, aga tegelikult on võimalik, on ju, sul Peterburi teelt sõita sinna Abersisse täiesti muretult, eks ju. Et nagu sealt on nagu möödasõidu võimalusi Tallinnast on ju loodud ja nüüd me jõuame selle Peatänava projektini, mis olemuselt oli ju 2001 üldplaneeringu elluviimine, võib nii öelda. Ja ikka pandi ta niimoodi seisma ilma täiesti arusaamatute argumentidega tegelikult. Ma olen muide nõus sellega, et selles projektis oli veel puudusi, aga need olid juba nüansside lahendamise küsimused, mida veel seal oleks lihtsalt see projekt jätkunud, see oli kõik ju tehtav, aga et toodi näiteks sihuke argument, et Peatänava projekti sellisel kujul sa ei saa kavandada enne, kui on see mingi Rävalapuiestee läbimurre on ju ehitatud. Ja seal toodi veel kummalisemaid neid põhjendusi, et need olid otsitud põhjendused, millel ei ole tegelikult Peatänavaga mingit seost ja Peatänavat, see Rävalapuiestee ei lahenda neid küsimusi, mis seal Peatänava projektis olid küsimused. Okei. Kui Ain püüaks siin lahendada seda probleemi sellega, et me teeme nagu kesklinna üldplaneeringu ja kesklinna planeeringu üldplaneeringu ja siis nende alusel loome selle nagu sidustatud probleemi, siis kust otsast sina alustaksid selle probleemi lahendamist, et kui meil juba on olemas reiditee, kui meil juba on olemas need liiklusvahendused, mis, ma ei tea, on viinud siin erinevate professorite poolt umbes autoga pihta saamine, sest autojuht lihtsalt ei oska enam nagu mõelda, et okei, ta vaatas, et autot ei tule, et nüüd on mingi rattur on seal, see nagu mentaalselt tema peas enam ei ole, et kui Liivalaia ja Pronksi on juba nagu nii katki mingis mõttes ja kõik need rekonstrueerimised, mis nendega ristuvatel tänavatel Gonsiori või mingite asjade mõttes on planeeritud, ei ole neid nagu paremaks teinud, siis kust otsast me tegelikult seda lahendust sinu mõttes, Toomas, hakkaksime nagu tegema, et millisest otsast kesklinna liiklus tegelikult nagu paremini peaks. Ma saan aru, et see Rävalast tegelikult seda alustada vist ei taha. Ma proovin aru, mis mõttes Liivalaia ja Pronksi on katki? Nii siis, katki on selles mõttes, et see süsteem ei toimi tegelikult väga hästi jalakäijate jaoks, ei ole seda inimene. Ja muidugi, ta on raskesti ületatav, et see on... Nii. Ei toimi jalgratturite jaoks
seal ei ole ka nagu sellist, seda rattavõrgustikku sellist, mis laseks tegelikult inimestel nii-öelda autost alternatiivi mõttes kasutada. Seal ei ole Liivalaia mõttes, ei ole väga head ühendust ühistranspordi mõttes, mis laseks seda ühistranspordi kasutada. Ehk siis põhimõtteliselt sa oled nagu sunnitult, põhimõtteliselt kas siis nagu autoliikleja ja või kasutad neid ebamugavamaid lahendusi, mis ei ole siis nagu sinu jaoks nagu toiminud. Et kuidas sa seda nagu tasakaalu võrdsemaks, mõistlikumaks tagasi suunaksid selle konkreetse piirkonna mõttes, et kus sa alustaksid, et kui aina alustaks seda nagu nii-öelda üldplaneeringute mõttes on ju, et paneks selle kõigepealt paika ja siis hakkaks sealtpoolt ülevalt nagu alla tulema, et kuidas see lahendus oleks, et millisel viisil läheneksid sina selle probleemi lahendamisele? Minu meelest tegelikult on meil siin rohkem juba ikkagi, ma tõin välja üldplaneeringute elluviimises on rohkem küsimust, et pigem on küsimus konkreetsete tänavate ikkagi niisuguses projekteerimises niisugusel tänapäevasel inimsõbralikul viisil. Ja nüüd, kust otsast alustada? Ma jälle ütlen, et iseenesest see, et alustada näiteks sellest peatänava projektist, mida kunagi siin 5-6 aastat tagasi, eks ju, nagu alustati, see oli õige algus, lihtsalt nagu see on praegu nagu see otsuste tegemine nagu natuke süsteemitu, et nagu jätame ühe asja pooleli ja siis, sest selles mõttes selleks, et hakata kesklinna inimsõbralikumaks tegema, mida oleks vaja loomulikult ka Liivalaia tänaval, aga tegelikult alustada keskelt on nagu kõige midagi efektiivsem, et tegelikult tuleks muidugi kõik need kesklinna tänavad teha nagu niimoodi inimesele paremaks. See on võib-olla see... Ma sõnastan seda ümber, et kas ma saan sinust õigesti aru, et sa põhimõtteliselt mõtled, et tänavastandard, see viis, kuidas me planeerime, kuidas me projekteerimistingimusi anname, millistele nõudmistele see peab vastama, et seda tegelikult peaks olulisel määral muutma või mis see koht on, kus sa seda kõigi tänavate rekonstrueerimisel inimsõbralikumaks, kuidas need tänavad muutuvad, et kui sul tegelikult inimesed ei saa aru, ka linnaplaneerimisametis või transpordiametis või mis iganes, sest nad ei saa tegelikult aru sellest keelest, millest sa räägid. Et neil on tegelikult nagu, ma ei hakka siin... see on nagu eelmise sajandi veel mõtteviis on väga tugevalt sees ja linnatänavate standard, mis meil kehtib, on ka sellist nagu eelmise sajandi ideaale täis, eks ju. Et nagu, ma arvan, et praegusel ajal on sellest nagu aru saadud, et me ei saa linna kavandada nii, et me siin nagu juhindume autode liiklusvoogudest umbes ja selle järgi, et tegelikult eesmärgid peaks olema kesklinnades sellised, et kuidas võtta, näiteks lihtne asi, kuidas võtta kiirus maha ja see kiirus sõltub eelkõige tänava disainist. Ja kui me juba saame kiiruse madalamaks, siis on juba kuidagi tänava ületamine ja kogu sihuke inimliku võrgustiku toimivus juba muutub, et näiteks nagu sellised asjad. Loomulikult olulistel, kus on aktiivne nagu koormus, eks ju, ka nagu jalgratastele perspektiivis, eks ju, kus on see aimatav, et seal on jalgratta vajadus, siis on vaja nagu korralikku ikkagi nagu jalgratta eraldi teed, eks ju. Ja nii edasi. Ühistransport on loomulikult selline asi, mis tahab nagu terviklikku planeerimist arvestades inimeste tegelikke vajadusi ja kus on need sihtpunktid ja siis ka seda, et ühistranspordi pealt, eks ju, nagu inimene saab ka mugavalt ja kiiresti jalgsi siis nagu oma päris sihtpunkti on ja kõik need asjad, neid asju veel ja veel on ju, aga ütleme, et ma arvan, et tänapäevana on igatahes mõelda iga tänava puhul nii, et me alustame inimesest on ju planeerimisel. Jah, ma olen sellega isegi päri, aga alustaks võib-olla ka teisest kohast, et igasugused hanked, kus sa projekteerijaid nii-öelda värbad, eks ole, mingit tööd tegema. Kui sa valid hanke teostaja odavama hinna järgi, siis seda sa saad. See on veel eraldi suur probleem, jah. Ütleme niimoodi, et näiteks Rävala puiestee puhul nagu ka nagu peatänava puhul ka oli olemuselt see hange nagu ideekonkursi vormis teha, ehk siis arhitektuurivõistluse kaudu on nagu üks nagu siukseid olulisi teistsuguseid nagu hankemudeleid, eks ju. Ja seda tasub nagu tõsiselt kaaluda. Suurte hoonete puhul sellega
seda nii tehakse, seda peaks ka tänavate puhul tegema, et tegelikult eks ju selle valiku aluseks on ikkagi see ruumiline lahendus, mida me ellu viime, mitte see, et lihtsalt keegi nagu kirjutas mingid väiksemad natuke hinnanumbrid. See ei ole see, mis tulemust toob. See on nagu ammu tõestanud praktika, et kui sa valid nagu projekteerijad nagu hinna järgi, siis tegelikult ratsitakse tegelikult see mõttetöö ja ideede pealt. Ja kaotatakse tegelikult see kõige tähtsam kokkuvõttes. Et hangete puhul jah, oluline teadvustada seda maailma. See ei ole koonerdamise koht. Ma korra Liivalaia kohta küsin nagu vahele, et seda ma tänavat tean ka väga hästi, et tal on täna võib-olla see probleem, et see on suur lai tänav, seal on hästi palju ruumi, kui sa jalakäija seal lähed, seal on isegi suured nagu laiad kõnniteed, aga seal on hästi mürarikas, et seal nagu tore jalutada ei ole, et pigem see põiked kuskile kõrval tänavasse, sellepärast et Liivalaia ääres, sa isegi podcasti väga ei saa kuulata, kui sa kõnnid, eks. Või lapsega minnes ka väga ebamugav ja rattateed on, seal on ainult need värvitud sinna need servadesse, et need on nagu... Ja. No ma räägin, et see on nagu ohtlik, eks ole, et aga miks mitte Liivalaiaga lihtsalt teha nii, et jätta sinna nagu piltlikult öeldes keskele 2 rida autodele, siis on 2 rida ühistranspordile, jääb veel, seal on piisavalt ruumi, et teha korralik eraldatud rattatee ja korralik kõnnitee, et miks mitte lihtsalt nii, mis selles halba oleks? Aga kas see oleks nagu praegu sa kujutasid sellise tänavaristlõike nagu Peatänavale sai kavandatud põhimõtteliselt? No umbes niimoodi põhimõtteliselt, jah. Võimalik, et see on Liivalaia puhul tegelikult mõistlik. Sest et Liivalaia täna mingil põhjusel tegelikult see võiks olla see kogu see piirkond on ju, sealt edasi hakkab tegelikult linn arenema väga huvitavalt, seal tuleb ju see Tallinna vangla ala, mis kõik ju vanglana kasutus on lõppenud ja sinna tulevad uued arendused asjad. Tegelikult, kas te mõtlete praegu Liivalaial 1+1 autodele jätta või? Jaa. Ja mõtle nüüd sedapidi, et sul Liivalaia jookseb välja kuhu? Pärnu maanteele osa ja teine osa Suur-Ameerikasse. Jaa. Nii, need on kumbki. Tähendab, ütleme, Pärnu maantee on 2+2 ja Suur-Ameerika on küll 2+1 tegelikult. Ja kui me need kokku liidame, siis me saame sama jama, nagu on Järvevanas, kus 2+2 tuleb ühelt poolt, 2+2 tuleb teiselt poolt ja kõik surutakse omakorda 2+2 kokku. Tegelikult see, ütleme, Pärnu maantee ja Suur-Ameerika veavad välja rohkem kui 1+1 Liivalaia, sest et kui vaatad ennem, Matslaas ütles, et Liivalaias on 3000 ja Tehnikas 1+1 ristlõikes on 1400. See tähendab, selle lahendusega sa pooksid Liivalaia liikluse poole peale. Alla selle. See on analüüsimise ja kaalumise koht, et on kohti. Üldjuhul mina arvan, et linna tänavavõrgustik peaks olema nii, et autod saavad sõita, aga neil seal 2 sõidurada kõrvuti nagu üldjuhul ei ole vaja. Nüüd on erandlikud kohad, kus meil on tõesti vaja mingisugust jukest, kus koonduvad erinevad liiklusvood ja kus meil on vaja tõesti nagu autosid natuke rohkem läbi lasta. Seda mina praegu ei oska seda öelda, aga meil on seda sõiduradadega liialdamist, ka liiga laiasid sõiduradasid ja seda, et meil on ikkagi midagi üle aru, mis tapab jalakäijate ruumi, seda on mitmel pool. Ma praegu nagu otsust nagu Liivalaia tänava osas ei hakka ütlema sellepärast, et ma ei ole seda niimoodi päris läbi analüüsinud, kuidas seal siis. Aga seal saab kindlasti inimsõbralikumaks teha seda ruumi. Mul ei ole inimsõbralikkuse vastu midagi. Kui me suudame selle asja läbi modelleerida niimoodi, et meie läbilaskevõime tervikuna inimeste ajasääst transpordis ei kannata, laske käia. See mõte iseenesest ja ma ei ole endiselt selle poolt, et kindlasti kohe minna nagu Liivalaiat sellisel viisil kärpima. Oleks pigem mingis mõttes selles, et kui sul on nagu üldine süsteem, mis näitab, et seda on võimalik teha koos siis nagu ühistranspordi arendamise ja kõigi teiste nagu muudatustega, siis jah, see võiks tulla nagu tegelikult kaalutlusele. Et mulle tundub, et väga palju Tallinna otsuseid praegu ongi just sellest tulenevalt, et meil on see praegune olukord, meil on need 3000 autot, me ei tohi neid kuidagi nagu puudutada. Et kui ma vaatan seda, mida linnavalitsus teeb, nad ei alusta pigem mitte sellest, et meil on siin nüüd 2035 on võimalik
oleme seadnud endale eesmärgid, on ilus paber, et kuidas me neid realiseerime, vaid nad vaatavad just sellest otsast, et mis on kõige väiksema valuga asi, mida on võimalik nii-öelda pildil olemiseks saavutada. Et mis tegelikult ei täida eesmärki, et mis nagu näitab, et me nagu midagi teeme, aga olukorda põhimõtteliselt ei muuda. Ja see on minu arvates tänase linnavalitsuse kõige peamine nagu murekoht, et neil puudub igasugune. Ma näen praegu tegelikult ainult tänane linnavalitsus, see on nagu pigem läbivalnud on ju nagu linna juhtimises, et paljudes kohtades. Ma näen nagu siin väikest muudatust tulemas sellega, kui linn endale hangib nüüd selle modelleerimise tarkvara ja üritavad sellega hakkama saada, et siis on põhimõtteliselt võimalik need erinevad kihid, ütleme autoliiklus, jalgrattad, jalakäijad ja ka ühistransport ühte suurde mudelisse üles ehitada, et me saaksime siis tervikut hinnata. Võib-olla härra Kendre, kui ma tohin küsida vahele, lihtsalt kas ma saan nagu õigesti aru, et siin mõnes mõttes nagu tuleb kaaluda kahte avalikku huvi, et üks on seda liivalaiat ühel või teisel põhjusel siis kas töösõitudeks, ilmselt töösõitudeks läbivate juhtide justkui see liikumisvabadus ja teisel pool on samasugune avalik huvi on selle Liivalaia tänava vahetult selle ääres ja ümbritsevates kvartalites elavate inimeste mingis mõttes õigus elada vähem mürarikkas, vähem tolmurikkas, rahulikumas piirkonnas. Et nagu nende kahe huvi vahel, et kui me tänavat vaatame kitsalt niimoodi, et kui paljud autosid läbi laseb, siis me mingil põhjusel ütleme, et see möödasõites autos olev inimene, tema on nagu olulisem kui seal tänava ääres elav inimene. Kas see on nagu see vastuolu? Ma ei väidaks sedapidi. Ma ei ütleks niimoodi, et see on konkreetselt autodes kinni. Kui me võtame selle sama ühistranspordi ja loeme trammis liikuvad inimesed samamoodi liikujateks ja oma aja kaotajateks või võitjateks, siis me vaatame seda summaarset ajakulu nende inimeste liikumisel oma lähtetsoonist sihtsooni, eks ole. Ja nüüd selleks on olemas spetsiaalsed tarkvarad, mis suudavad seda erinevate liiklemisviiside tulemust summeerida. Võib kasutada igasuguseid Tambovi koefitsiente nende erinevate kihtide vahel, aga ma suudan sedapidi nagu lõpuks öelda, et see üks või teine lahendus toimib või ei toimi, annab nagu lõpuks positiivse või negatiivse efekti. Kui see on läbi modelleeritud, siis võib teha otsuse ka, et selle järgi minna, aga senikaua, kuni me räägime ainult emotsioonide tasemel ja kaalume tegelikult nagu ühelt poolt transiidi ajakulu ja teiselt poolt selle kohaliku elaniku, kes on teadlikult sinna magistraali äärde kolinud mugavusi, siis millest me räägime? Jah, ma olen nõus selles, et asi tuleb taandada nagu selles mõttes mitte autodele, vaid inimestele. Sellega ma olen nõus ja sellega tegelikult nagu see ühistranspordi, ütleme, trammi rakendamine tõepoolest võib autoliiklust vähendada ja leevendada seda muret. Nõus. Aga niimoodi me ei saa, et meil on šokiteraapia ja selle teraapia poole jätame ära. Nõus. Minu meelest me hakkasime praegu nagu võib-olla mõttetusest Liivalaiast rääkida selles olukorras, kus me veel kesksematel tänavatel ka nagu seda ei rakendata sellist lähenemist, et ühesõnaga ega peatänavat ju ka liiga palju käsitleti, nagu see oleks läbisõidu koht, aga tegelikult seal on seda läbisõitu nagu, ta ei ole ka praegu läbisõidu mõttes oluline, aga Liivalaias tõesti on see koht, kus iseenesest see nii-öelda kesklinnast möödasõidu funktsioon on olemas või ühesõnaga seda isegi kui me tahtsime natuke vähendada Narva maantee ja Pärnu maantee koormust, siis nagu alternatiivina, kui on ikkagi vaja sõiduautoga sõita, siis sageli on see just nimelt Liivalaia, kuhu see auto siis võib-olla läheks, eks ju. Et sellepärast meil on vara nagu minna praegu sinna selle Liivalaia kallale võib-olla, aga perspektiivis peaks seda nägema ja üldiselt tuleks muidugi teadvustada põhiliselt seda, et kui me loome inimsõbraliku sellise liikumisvõrgustiku siin keskel, siis see ka vähendab autode hulka, eks ju, et nagu lihtsalt inimesed ei pea nagu vägisi sinna autosse minema, et nagu praegu sageli on nii, et auto on ainuke võimalus. Okei, aga räägime korraks. Sellepärast siis läheb see autode hulk suureks ja siis tekivad ummikud ja tekib see ruumivajadus ja
noh, see on niisugune üldine mõtteviis, millest peaks nagu aru saama. Läheks siis korraks vanalinna ümbritsevale ringsele teele ja läheks tegelikult nendele ühendusteedele, mis ühendavad kesklinna ja vanalinna Põhja-Tallinnaga. Kuna Põhja-Tallinn on meil siin tegelikult selline peaaegu saarelaadne moodustis, kus on 3-4 ühendust ja sinna tahetakse terve Pärnu linna jagu inimesi juurde tuua, et kuidas te neid probleeme lahendaksite, et Peatärnavast on natuke jutt, aga räägime ülejäänud Toompõiestest ja Merepõiestest ja Balti jaama ümbrusest, et millised liiklus- ja inimkeskse linnaruumi lahendused seal peaksid olema ja kuidas te lahendaksite selle inimeste liikumise siis Põhja-Tallinnast kesklinna ja tagasi, et auto siis Põhja-Tallinnasse selgelt enam juurde ei mahu, et nagu isegi linnavalitsus ise tunnistab, et need ristmike läbilaskused Soo tänava ja Sõle ja teiste ühenduste mõttes on neil juba praegu kas täiesti täis hommikuste ja õhtuste tipptundide ajal või kohe täis saamas. Et mis need lahendused tegelikult on? Ja siin mingis mõttes tuleb vaadata ka nagu sellest samast liiklusest ju kaugemale, et üks osa sellest, miks inimesed liiguvad, on näiteks sama koolitransport, on ju. Et kui koolivaheajal ummikud ära kaovad, siis on selge, milles nagu ummikud nagu tulevad. Et kui me lahendaksime neid probleeme natuke teistmoodi, ehitame sinna ühe kooli küll praegu Põhja-Tallinnasse küll juba ära, on ju, aga võib-olla neid peaks seal veel olema. Et kuidas te lahendaksite selle küsimuse? Alustaks siis võib-olla Ainest. Noh, ütleme niimoodi, et rööbastransport on kindlasti üks võtmeküsimus. Raudteetrass tuleb kasutusele võtta. See annaks palju võimalusi, aga tegelikult on nagu probleem selles, et me alustame siiski täna, meil on juba Kopli piirkonnas uusasumid kerkivad, aga keegi ei ole veel seda transporditeemat tõsiselt laua peale võtnud. Ma alustaks pigem sellest, et siin ongi seesama Tallinna, nimelt terve Tallinna üldplaneeringu küsimus, sest et kõigepealt tuleb linna üldplaneeringus, mitte linna osa planeeringus, linna üldplaneeringus ära lahendada need transpordivõrgud, sest tramm ei ole asi, mida sa saad linna osa tasemel lahendada. Ja kui püüti teha teedevõrgu planeeringut, siis see läks ju 2007 Kalevi alla. Miks? Sellepärast, et teedena nähti neid kohti, kus kohas olid olemas võimalused ehk siis rohelised alad ja paralleelselt samal ajal tehti rohevõrkude planeering ja kui selgus, et need kaks asja pretendeerivad samale alale, siis pandi mõlemad Kalevi alla. Aga kui me täna vaatame, täna linn ütleb, et me lahendame planeeringuprotsessid linnaosade üldplaneeringute kaudu, siis täna on olukord selles, et olemasolevad linnaosade üldplaneeringud ei haaku omavahel. Keegi ei ole püüdnud suurt pilti kokku panna. Ja täpselt sama nii-öelda probleemi otsas oleme me täiesti ka selle Kopliga. Kõigepealt tuleks Kopli ühendused paika saada. Siis alles võib hakata seal ehitama midagi. Toomas, kuidas sul Telliskivi seltsi juhatuse liikmena vaade on? Noh, kas see juhatuse liige tähtis, ma vaatan rohkem niimoodi arhitektina muulgas selles osas, et noh, ma siin ise näiteks siin nagu nõustan mõnda nagu planeeringu tegijat siin Põhja-Tallinnas ja noh, eesõnaga see on üldteada printsiip, et need inimesed, kes siia juurde tulevad või noh, suurel hulgal inimesi, nemad nagu noh, nii-öelda nagu autoga nii-öelda igapäevast liikujana neid ära ei mahuta nii-öelda, et nagu neid, kes tahaksid kesklinna tulla autoga, et noh, siin lihtsalt. Aga millega nad saavad siis? No siis on, millega nad saavad. Siis on mökk, eks ole. Jalgrattaga saab, noh ja ühistransport võiks neile korralik olla ja nii edasi, eks ju. Aga need asjad tuleb enne ära lahendada, kui hakata midagi ehitama. Koolimaja peaks muidugi koha peal olema, eks ju, kui me teeme mingit elamurajooni, siis see on ka nagu elementaarne, et nagu. Aga kas nüüd on mingid koolimaja sinna planeeritud selle Pärnu linna jaoks? Üks on. Aga ja mina loomulikult ütlen neile, et peab, on ju. Ei, no see on üks, mis on politseimaja ja selle mere, põhimõtteliselt kui see Sõlest on ju vasakule, metsa poole on ju, sinna tuleb üks koolimaja 1000 inimesele.
aga see tegelikult ei kata ära päris, et see katab ära selle augu, mis on praegu juba selles linnaosas, aga see ei kata ära selle nagu nii-öelda juurde tekiva Pärnu auku, et kui Paljassaaresse kerkivad nagu tõelised nagu asumid, siis selle jaoks ikkagi on vaja nagu lisaressurssi selgelt veel juurde. Ja siin on minu arvates on üks huvitav küsimus on selles veel ka, et kui näiteks Kuldse ringi valdades, Raes ja Jüris ja kõik on mujal, kui tehakse detailplaneeringu algatamine, sellega tuleb kaasa haldusleping, kohustused arendajale, sotsiaalsed kohustused arendajale, mis on rahaliselt ära kvantifitseeritud, mis liiguvad selle detailplaneeringu kaasa. Sest Tallinna linn ei ole tahtnud sellist asja teha. See on minu jaoks linnavolikogu liikmena üks kõige hämmastavamaid asju üldse. Et kuidas on võimalik, et ehitad näiteks Veerenni, 2000 inimest tulevad elama või isegi rohkem, ja sul puudub tegelikult seda sorti leping, mis võtaks näiteks sama koolikoormust, selle sama ühisgümnaasium, mis on Veerenile kõige lähem kool, mis on niikuinii on juba ülerahvastatud ja mida linn ei taha kuidagi muuta, sellepärast, et neil on see pagana Savisaare ajast pärit leping, mis põhimõtteliselt annab nagu arendajale lihtsalt nagu tasuta raha ja kohe, kui nad sellest välja tahaksid astuda, peaksid nad maksma sellele haldajale nagu meeletult palju raha juurde. Et mulle tundub, et siin on nagu järjest mingid erinevaid sellised nagu kaskaadina, dominona läinud neid otsuseid, mis tegelikult linnaruumi ühel hetkel nagu meie kõigi jaoks nagu negatiivsed. Et ma isegi ei arva, et need võtaksid korruptsioonina sealt raha. Et ma loodan, et linnavalitsus ei ole nagu selles mõttes pahatahtlik, et nad on lihtsalt nagu hoolimatud ja ebakompetentsed. Aga nukker on see igal juhul. Et kuidas ikkagi lahendada seda sama olukorda, mis hakkab tekkima Põhja-Tallinnas. Me näeme, et see tuleb, see tsunami on tulemas, aga lahendusi, kus me leiame neid lahendusi? Tähendab, osaliselt, mina näen vähemalt seda, siin see Hundipea sadamasse või Paljassaare sadamasse, kuidas me ei nimeta, sealsed arendajad vähemalt praeguses protsessis, kus me nendega koos töötame, nagu ise nagu teadvustavad ja tähtsustavad seda asja. Ja kui mina ütlen, et koolimaja on vaja, rohelist võrgustik on vaja, korralikku jalgrattateede süsteemi on vaja ja ühistransporti on vaja ja et kogu see süsteem nagu jõuaks, nad saavad aru, et seda on vaja. Kuidas need päriselt hakkavad asjad toimuma, ega ma ei tea seda, aga põhimõtteliselt suuremad arendajad sageli saavad ikkagi ise aru sellest vajadusest, et muidu nad lihtsalt ei suuda kvaliteetset elukeskkonda tekitada, eks ju. Ma ei oska linnaruumi jaoks nagu vastust anda, aga su küsimusele nii-öelda Kuldse ringi valdade koha peal. Ma tooks võrdluseks Saksamaa kogemuse. Tähendab, arendaja teenib millest? Arendaja teenib põllumaa konverteerimiseks selle elamumaaks, eks ole. Elamumaa hind on hoopis midagi muud võrreldes põllu- või metsamaa hinnaga, mille hinnaga selle arendaja need tükid ostab. Saksamaa teeb niimoodi, et vald ostab need põllud ja metsad, projekteerib, planeerib, ehitab infrastruktuuri lõpuni välja, sealhulgas sotsiaalse infrastruktuuri, millest sa just rääkisid, lasteaiad, koolid, ja müüb ainult krundid juba ettevalmistatud infraga nendele arendajatele. Ja see tähendab, et see arendaja ostab juba nii-öelda krundi hinnaga, mitte enam hektari hinnaga. Ja see vaheraha ongi see, mille arvel on võimalik ehitada kogu see tehniline ja sotsiaalne infra, aga seda meetodit ei saa rakendada Tallinnas või üldse linnas olemasoleva nii-öelda struktuuri tihendamisel. Ma ei tea lahendust, kuidas Tallinnas hakkama saada. Tehniliselt võib-olla isegi oleks saanud, kui me mõtleme selle peale, kui palju oli linnal tegelikult 90 või riigil ka 90-ndatel ruumi, nii hoonestatud kui mitte hoonestatud ruumi, siis kui seal oleks olnud tegelikult nagu järjepidev teistsugune hoiak, siis meil oleks võib-olla seda sotsiaalset, seda kihti, mis meil praegu on puudu, oleks palju rohkem olnud võimalik. Me oleks olnud endiselt ära müüa kas või Porto Francole või mingil muule need krundid, mida nad oleks tahtnud, aga oleks jätnud neid strateegilisi asju alles. Aga mida ma vaatan, mis praktiliselt on toimunud, näiteks samas Põhja-Tallinnas on ju, sul müüakse see ala, mis on nõukogude ajal jäetud lasteaedade laiendamiseks, müüakse nagu linna poolt arendajatele maha ja siis hiljem leitakse, et aga kuhu me siis nüüd nagu selle
need lapsed panevad, kes nende majadesse tulevad. No täpselt sama asi oli isegi peale nagu nõukogude aega on vald küsinud lasteaia jaoks maa, riik on andnud vallale lasteaia jaoks maa ja siis tuleb kaubanduskeskuse arendaja, ütleb, kuule, ma tahan sinna kaubanduskeskuse teha ja vald rõõmsalt müüb selle lasteaia jaoks antud keskuse ehitamiseks. Sellisel juhul tekib riigil tõsine küsimus, kes siin rehepappi teeb? Ja ma saan aru, et sellega on nii-öelda alllinna ja Toompea suhted tegelikult sassi keeratud. Praegune olukord on juba mitmendat valitsust järjest nagu selline, et sama koalitsioon või sama seltskond on nii all kui üleval. Oleks võimalik milleski kokku leppida, aga ilmselt enam need kokkulepped ei pea. Usaldus on kadunud. Okei, aga sa algul mainisid seda rööbastransporti Põhja-Tallinna seoses, et tahad sa seda kuidagi täpsustada, et kas sa mõtled selle all nagu mingit rongi? Ma mõtlen praegu seda, et meil on olemas raudteetrass. Raudtee on praegu peal Kopli kaubajaamaga. Rööpmaiusega kui tramm. Inimestel, kes seda ei tea, et põhimõtteliselt nad ei saa sõita nagu samasugusel. Muidu on küll rööpad maas, aga need on erineva laiusega. No vahet ei ole, tegelikult sa võtad need rööpad maast ära ja paned sinna trammirööpad ja põhimõtteliselt see Kopli kaubajaam on võimalik likvideerida ühel tingimusel, et me ehitame välja Tallinna ringraudtee, et Paldiski kaubad saaksid ilma Koplisse tulemata liikuda Narva suunas ja vastupidi. Täna on olukord see, et kui on vaja vagun saata näiteks Narvast Paldiskisse, siis see tuleb Balti jaama ja läheb sealt Koplisse, Koplis keerab oma otsa ringi ja läheb uuesti tagasi Paldiskisse. Aga kui me võtleme selle peale, et see sama ringraudtee maksab vähemalt 100+ miljonit eurot ja tegelikult need vallad, kelle maadele see peaks tulema, ei ole olnud nagu liiga aktiivselt selle arendamisel ega ka Eesti Raudtee, siis mis me selle probleemiga teeme? Oota, ma olen selle kõigega siin nii. Siin on nii palju teemasid, eks ju. Et kõigepealt ma tulen siit lõpust. Et Kopli kaubajaam, eks ju, selle kadumisest saavad juba nagu enamus kõik aru, eks ju, siin nagu kaubarongi ei ole. Nüüd see, et see Paldiski rongi ümberpööramine, see nõuab küllaltki vähe ruumi, et nagu, ütleme, ma arvan, et see on tegelikult, ta seal öösel teeb oma tagasipöörde nii-öelda ära, et seda iseenesest on ju vaja, aga muidugi Kopli kaubajaama territoorium minu silmis, mina olen nagu siin nagu siukse ettepaneku ette valmistanud isegi, et see on nagu Põhja-Tallinna keskpark kõigepealt, et siin on minu meelest on Kopli kaubajaama juures suurem küsimus see, et seda kavandataks mingi järjekordse arenduse maaks, on ju, vaid see tegelikult arvestades kogu seda lisanduvat elanikkonda vajab nagu, vaata, see putukaväil on iseenesest ju juba päris tõsiselt plaanis, aga praegu Kopli kaubajaama alal ta on üldplaneeringusse joonistatud liiga kitsalt, et seal tegelikult tuleks peaaegu kogu kaubajaam kavandada nagu nii-öelda haljastusele. See on nagu üks teema. Aga sa ei taha sinna nagu ühistransporti sellesse koridori? Osa sellest... Mahub ära kõik. See raudtee, see reisirong mahub sinna ilusti ära, eks on ruumi küll ja küll. Ja see reisirong olen ka, mina arvan, et vajalik sellel olemasoleval trassil. Ja see on nagu, minu meelest seal on mindud praegu natuke liiga hulluks, et seal on ka see, mis on Põhja-Tallinna üldplaneeringus praegu, et nagu kavandatakse nagu tunnelitesse ja räägitakse 2 rööpapaarist, et mina olen jõudnud järeldusele, et selle saab teha samal tasandil ja 1 rööpapaariga rahulikult. Ja et nagu lihtsalt, et me ei läheks nagu sihukeste suurte asjadega ka liiga hulluks. Aga jah, see on mõistlik trass, seda on vaja. Seal on suurem küsimus on nagu selles, et kui siin visioneeriti seda, et sealt Koplist Ülemistele saaks nagu tihedasti rongi liikuma, siis sellega on nagu sihuke probleem, et seal tekib Balti jaama ümber natuke liiga palju neid ristuvaid ronge ja sealt nagu otse teda nagu panna ei saa niimoodi, et see on nagu siin jõuti järeldusele, et on mõistlikum teha nii, et on üks liin, on Kopli nii-öelda Pääsküla või Keila suunas on üks liin
ja Balti jaamast nagu Ülemiste suunas, mida saaks sinna võib-olla Lasnamäele täiesti arudega veel nagu laiendada. Et see on nagu teine liin ja see ümberistumispunkt on nagu Lilleküla või Kristiine. Et see on nagu sobib hästi selliseks ümberistumispunktiks. See on nagu sihuke mõistlik skeem, aga tegelikult saab seda veel mõelda, eks ju. Et kuidas moodi, aga see on sihuke suhteliselt uus teema, mida ei ole veel nagu väga laialt arutatudki, aga ma arvan, et jah, see on õige. Ma liidaks su teemale ka Kristiine terminali võimalused. No Kristiinesse see ümberistumissüsteem ja terminal, see tuleb nagunii teha. See oli juba 10 aastat tagasi peaaegu nagu õhus, eks ju. Ja see, et nüüd seal see, kus rong ja siin paljud ühistranspordiliinid on ju ristuvad seal, et see teha nagu mugavaks ümberistumissüsteemiks, see on nagu nii elementaarne, et nagu see on lihtsalt nagu tobe on isegi, et see on praegu see. Ma korra natuke tulen tagasi selle juurde, mida Siim meilt küsis. Ma küsin nagu teilt natuke teise nurga alt, et see, et esiteks seal Põhja-Tallinnas sinna tuleb juurde ka töökohti, et see IT-agentuuri ümbrus ja Lennusadama ümbrus, seal on linnale kuuluvad väga-väga suured kinnistud. Ja siin minu meelest on kaalutud sinna Siseministeeriumi toomist ja on igasuguseid mõtteid olnud, et suure tõenäosusega need hoonestatakse ühel hetkel ja sinna tulevad sellised riigiametnike töökohad. Et ma arvan, et osadel inimestel vähemalt loodetavasti siis nad ei pea enam käima seal kusagile kesklinna poole tööle, vaid käivad oma seal kodu lähedal. Aga mu küsimus on nagu see, et mis siis, kui me ei tee mitte midagi? Et kui me põhimõtteliselt laseme need arendused ära arendada, me keskendume sellele, et me teeme korda kõnniteesid ja tänavaid niimoodi, et seal oleks võimalik jala käia, oleks võimalik rattaga sõita ja autode osa jätame nagu täiesti puutumata, ehk siis seda läbilaskvust mitte kuidagi viisi ei soodusta ega ei suurenda. Siis ühel hetkel, mis mina mõtlen nagu kõva häälega, mis on see, et inimestel see autoteekond, kui nad tõesti tahavad mingil põhjusel hommikul või õhtul autoga ikkagi sinna liiklusesse pressida, ma ei tea, praegu tipptunni ajal, eks ole, sõidad sa sealt Põhja-Tallinnast kesklinna mingi 30 minutit vähemalt, eks ole. No siis sa ühel hetkel avastad, et sa oled seal autos üle tunni aja, kui sa tahad sealt läbi Niine tänava kaudu ja edasi sõita kesklinna. No mingil hetkel annavad need inimesed ju alla. Ja juhtub üks kahest, et kas nad siis muudavad oma liikumisviisi või siis lihtsalt need korterid ei müü enam, sest kõik teavad, et sealt ei ole võimalik kesklinna autoga saada. Et kas me et kõik õudselt muretsevad kogu aeg selle pärast, et mis küll saab, et need ehitame sinna need arendused ja kuidas need vaesed inimesed saavad autoga sõita. Aga ma küsiks võib-olla see vastupidi, et mis siis, kui ei saa? Ma arvan, et see mõte, mida sa ütlesid, et korterid ei müü, see on päris tõsine mõte. Ja teine moment on nüüd selles, et me kogu aeg räägime ühtsest ühistranspordisüsteemist ja Tallinnas käivad tööl ka mitte tallinlased, sealhulgas ma ise. Ja ma ei arva, et me suudaksime lähiajal selle ühistranspordisüsteemi niisuguseks teha, et ta tõepoolest kataks mitte ainult Tallinna, vaid ka Tallinna lähialad 50 kilomeetri raadiuses, minul on 30 kilomeetrit. Aga mida selleks tegema peaks? Mis see, kas peaks põhimõtteliselt nagu... Oota, Siim, sa segasid vahele, aga see küsimus, et kui me nagu selles mõttes need autode osas ei teegi midagi, et kas härra Kendre, et arvate ka lihtsalt ühel hetkel, kas need korterid enam ei müü või siis inimesed, kes sinna kolivad sinna täiesti kindla teadmisega, et esmaspäevast reedeni nad suure tõenäosusega autoga tööle koju trenni sõita ei saa? Ma arvan, et need korterid ei müü. No siis laheneb ka ju probleem iseenesest ju. Ei, tähendab, loomulikult on ju, Raimond, sul on nagu täiesti õigus ja tähendab selles mõttes, et mina ei näe mingisugust vajadust siin Tallinnas, et nagu autode liikumisvõrgustikku kuidagi veel nagu nii-öelda arendada, sest see on meil ju olemas, eks ju. See, mis on puudu, on see inimese võrgustik, eks ju. Et nagu tegelikult meil see autoga ju saab ja kui tähendab see, et läheb umbe, see on nagu sihuke loomulik asi, eks ju. Ummik tähendab, kui on autodele suunatud linn, siis ummik ongi loomulik asi, see on ikka nii juhtunud. Ja kui on niimoodi, et oled ummikus, siis see tähendab lihtsalt seda, et sa oled tulnud kas valel ajal, valesse kohta, vale sõiduvahendiga, on ju, et see ummik ei ole üldse mingisugune probleem minu arvates. Aga et vaata selleks, et meil ikkagi inimene saaks
normaalselt liikuda, eks ju, meil on siin vaja nagu kõiki neid teisi võrgustikke arendada, see vajadus on olemas ja osaliselt on vähemalt niimoodi, et seda tuleb teha olemasolevate autoteede arvelt, eks ju, kus kui meil on praegu nagu keset linna on see Viru ring, mis nagu niisuguse normaalse inimese liikumise, isegi niisugune ühistranspordilt ümberistumise või see lõhub ära lihtsalt see. Oota, Toomas, ma ei vaidle sulle isegi selle koha pealt vastu. Aga et võt sellega tuleb tegelda autoteedel, et autoteede süsteem ei tohi nagu inimlikku ruumi ära lõhkuda. Toomas, ma ei vaidle sulle selle koha pealt vastu, kui meil on mudelis tõestatud, et me summa summarum võidame. Olgu. Ma julgen ise kõneleda paljudest asjadest tunnetuse baasil ilma mudelist. Ja usun, et isegi et see enam-vähem töötab sama edukalt kui mudel mõnes asjas. No sul ei ole mudeli templit kuklas või otsajas. Aga las see olla. Võib-olla arhitekt ja insener peavadki natuke erinevast külgedest rääkima asjadest. Aga ühesõnaga, oota, kus me siin see on niisugune üldine mõtteviis, mis ma kirjeldasin, et ei, Raimond tõi õige asja välja, et see hakkab ise reguleeruma, eks ju, et kui me paneme Põhja-Tallinna veel 10 000 elanikke ja siis nad kõik tulevad see autodega ummikusse ja siis võib-olla nad ei tulegi niisugusel viisil. Tegelikult mul on üks mõte siin nagu vahele, et me oleme üsna kinni oma omandis ja oma elukohas, võtame vastu töökoha, aga püüame meeleheitlikult nagu säilitada oma elukoha. Pigem oleks niimoodi, et kui see töökoht, mida sa räägid ilusti nendest IT-keskustest või miks iganes, et näiteks Siseministeeriumi ametnikele, et siis Siseministeeriumi ametnik ei püüa kuskilt Kuldse ringi pool suvilast sinna tööle ronida, vaid ta ostabki kontori lähedale omale korteri. Vähendab oma liikumisvajadust, et töökoht ja elukoht oleksid teineteisele lähemal. Aga me oleme üsna kinni selles oma elukohas, me ei vaheta seda nii naljalt töökoha järgi. Aga see on nagu inimeste enda kodul on oma traditsioonid ja oma lugu juba oma kodul ja ei ole vaja küsimus selles, et vägisi kodu vahetada, aga see on niisugune isereguleeruv maailm, mida ei saa nagu kõrgemalt poolt. Teistes linnades on tegelikult see munitsipaalne üüriturg on osaliselt selle probleemi abistanud ka, et kui sa näiteks oledki seal, ma ei tea, noor spetsialist, kelle vanemad elavad, ma ei tea, Valgas või Räpinas või mis iganes asja, siis sul ei ole tegelikult seda Tallinna elukohta ja sa elasid senimaani ühikas või mingis jagatud korteris oma ülikooli ajal, on ju. Ja siis sa lähed omalt selle samasse, ütleme, Siseministeeriumisse tööle, on ju. Et mõned pool riikides ongi nende inimeste esimeseks elukohaks siis riiklikult või munitsipaalselt antud korter, et nad maksavad seal oma kindlaks määratud renti, vahel on see madalam kui üürituru keskmine, vahel on see täiesti, oleneb sellest, millisest piirkonnast ja milliste nagu taustaga nad on. Aga seda sorti asja tegelikult Tallinna linnas üldse ei ole peaaegu, et sul oleks vabalt valmis, Tallinna linn suudaks ära mahutada need 2000 inimest, kellel on seaduse järgi kohustus leida elukoht ja veel vabalt mingi 10 000 noort umbes, kellel kindlasti oleks nagu soov Tallinnasse kolida, juhul kui nad teaksid, et neil on enam-vähem normaalne üürituru võimalus, mida neil tegelikult praeguse keskmise palga ja praeguste üürihindade mõttes, neil ongi valik, et nad elavad kuskil väga linna ääres, linnast väljas, sest nad ei ole võimelised ennast näiteks kesklinnas või sama superministeeriumi kõrvale ei ole võimelised üürima. Et kui see on Põhja-Tallinnas, siis võib-olla seal oleks tegelikult ruumi seda sorti nii-öelda ühiskondlikuma lahenduse jaoks. Või mis te sellest arvate? Täitsa pluss. Minule tuleb lihtsalt kogu selle teema juures meelde see, et ma 10 aastat tagasi töötasin niisuguse dokumendiga nagu üleriigiline planeering Eesti 2030+. Ja kus oli väga tugevalt igatahes selline mõtteviis, et mitte ainult Tallinna piirkond, vaid üle kogu Eesti meil peaks olema selles mõttes, võiksime püüda luua niisugust süsteemi, et me võime töötada ühes kohas ja elada teises kohas, eks ju, et nagu meie see
nagu ühistranspordisüsteem, mis tol hetkel sai põhiliselt mõeldud, eks ju, nagu rongide peale, aga tegelikult see laieneb ka linnade avalikule ruumile ja linnasisele ühistranspordisüsteemile, et aga ta peaks tervikuna toimida niimoodi, et nagu inimene saab liikuda igalt poolt igale poole. Ja see annaks ka kuidagi nagu kokkuvõttes nagu hoopis kaugematele kohtadele nagu elujõudu juurde ja nii edasi. See võiks olla üleüldiselt see, et me saame ühistranspordiga liikuda, eks ju, mugavasti ümber istuda ja kogu see süsteem võiks toimida ja kokkuvõttes see on niisugune isereguleeruv maailm, et kus inimene tegelikult elab või töötab. Mina ei hakkaks seda niimoodi mulle tundub, et see iseregulatsioon ette ütlema. Et selle sama näiteks Kalamaja Pelgulinna mõttes on ju, et need inimesed, kes kolisid tol hetkel suhtelises mõttes odavamatesse korteritesse Kalamajas ja Pelgulinnas, need ühel hetkel said aru, et kui nad lähevad Telliskivisse tööle või Keskilinna tööle, et see vahemaa ei ole tegelikult väga pikk, seda on võimalik jalutada või seda on võimalik jalgrattaga läbida. Kui ta kolib nüüd Paljassaarde, siis sinna sõidab jalgrattaga ikkagi nagu tubli 30 minutit. Et see võib-olla tänase ilmaga, eriti arvestades seda, millega teehoolduses Tallinna linn siin hiilgab, ei ole võib-olla enam nagu see vahemaa, kus ta on nii kergelt nagu valmis nagu ümber jalutada. Siis tuleb taksoga minna. Aga ma küsin teilt korra, härra Kendre, härra Paaver, sellist asja, et ma nagu väga palju tarbin välismeediast, praegu loen seda, et mida arvatakse, et mis see nüüd koroonajärgses maailmas muutuda siis võib ja üks asi, mida arvatakse, et muutub, on see, et päris paljud inimesed, kes on läinud oma kodukontoritesse või harjunud tegema kaugtööd, nagu vähemalt samas mahus enam kontorisse tagasi ei lähe. Ja seda on kõigil tasanditel on näha, et näiteks ettevõtetele töötajate värbamisega tegelevad ettevõtted täna otsivad kaugtöö tegijaid, et kui vanasti otsiti näiteks oligi, et sa pead tulema Londonisse meile tööle, siis praegu on see, et meil on Londonis asuv pank ja see otsib töötajat ja ei loe, kus sa oled, et see on sinu enda valik. Peas, et sa oled netiühenduse, et sa oled nagu pädev kandidaat, et arvatakse, et ilmselt võib nagu see tekkida see olukord, kus inimesed hakkavad töötama teise riiki või teisele mandrile, eks ole, oma kodukohast lahkumata, et see muutub palju tavalisemaks, et see pööre toimus ära seetõttu, et kõik olid sunnitud korraga järsku sellega tegelema, ehk siis keegi ei kaotanud selle ülemineku valudest, et seda kõik elasid korraga läbi. Et kas meil üldse tegelikult linnade liikluses, me ei peaks mõtlema ka selle peale, et sellist igapäevast pendeldamist töökoha ja kontori vahel, eriti kes sõidab autoga sõidab jõukam valgekraaline töötaja, see sama, kes saab endale lubada seda, et tal on võib-olla veidi suurem elamispind ja ta saab teha kaugtööd. Et pildikult öeldes, mina saan kaugtööd teha, aga politseiametnikul on seda palju keerulisem teha, et sa seda lähisuhte vägivalla juhtumit sa ei saa minna üle Zoomi nagu lahendama, et see ei tööta, sa pead sinna kohale minema. Aga mina saan majanduskomisjonis täna osalesin üle interneti, austus väga suurt vahet ei ole, kas ma olen seal Kristen Michaliga ühes toas või olen kuskil mujal, eks ole. Et kas me sellega ka ei peaks nagu arvestama, et loodetavasti vähemalt see selline igapäevane pendeldamine töökoha kodu vahet, et see permanentselt jääbki vähemaks just seetõttu, et inimesed harjuvad selle uue reaalsusega nagu ära? Ma usun, et jääb, aga vaielda võib nüüd selle üle, kui suur selle protsessi mõju on. Kui palju neid on, kes tegelikult sellises olukorras koju jäävad, sest et mida ma olen ka samas olukorrast nagu lugenud on ja ise kogenud tegelikult ka sellest ajast, kui ise hakkasin ettevõtjaks, tulin nagu igapäevatöölt ära, siis algus esimene aasta on ilus, aga siis hakkad tundma, et sul on vaja füüsilist kontakti töökaaslastega, et mõndagi asja mõistlikult läbi arutada. Tõsi, sel hetkel ei olnud veel see Zoomi vaimustus nii kaugele jõudnud, et Skype oli, aga sellest üksi ei piisa. Et täna on lugeda ka seda, et päris paljudes kontorites, kui sul on võimalus nagu uuesti tagasi kontorisse minna, siis võib-olla isegi 90% eelistavad sinna kontorisse tagasi minna.
ma olen just teistpidi datat näinud, et tegelikult ei ole päris nii, päris paljud eelistavad seda, et nad saaksid olla näiteks 3 päeva nädalast 5 saavad kodust oma asju teha, aga siis jah, mis tööandjad ka ütlevad, et organisatsiooni kultuuri luua on jube keeruline, et sa pead tekitama mingeid kohti, kus inimesed tulevad kokku, aga sa enam tingimata ei taha seda, et sul töötajad tuleksid iga hommik ja istuksid sul seal kontoris. Aga Toomas Paaver, no me oleme sina peal, mis sinu nagu mõte? Ma muidugi ei oska tegelikult ennustada siin tulevikus. See on niisugune inimese tunnetuse maailm, mis näis, kuidas see nüüd nagu areneb. Aga noh, ega see tunne, vaata, et miski pärast, et inimesed lähevad nagu kuidagi üheks kellaks ja mis tekitavad need tipptunnid ja mis on tegelikult kogu see linnaliikluse mõttes nagu kokkuvõttes seda lahendamegi, et siis on nagu, eks ju, nagu raske nagu toime tulla nende liikluse. Ma saan sellest tipptunnist aru, tehase puhul on loogiline, aga jah, tõesti, valgekraede puhul ei pea olema sa täpselt kell 8 tööl, sa võid teha näiteks 10-6 või mis iganes. Mina ei tea, kas ongi valgekrae või mitte, ma ei tea. Ütleme, kogu see töömaailm on ka muutumises ikkagi, aga et äkki meil õnnestuks kuidagi jõuda niisuguse ühiskonnani, kus see on paindlikum ja see tipptund ka hajub ja võib-olla on rohkem nagu isegi äkki see, et lastel algab kool, hakkab nagu ühel konkreetsel kellaajal, see isegi mõjutab äkki rohkem. Ja samamoodi on teine küsimus, ja niisuguseid koondumisi, aga üldiselt võiks kõiki nagu lahendusi otsida, et selline tipptunnindus kuidagi natuke hajuks, eks ju, see oleks, ma arvan, et ikkagi linna ruumile hea. No ka Vene ajal prooviti ju käsuga hajutada, et nüüd see asutus hakkab tund hiljem tööle ja nii edasi. Koolide puhul ka tehtud, aga räägime korraks sellest, et kui me vaatame praktilise kaardina, kuhu inimesed suunduvad hommikuti, siis väga pikalt oli see nii-öelda kesklinn. Nüüd on juurde tulnud ka teatud nii-öelda Mustamäe või Ülemiste piirkonnad ja järjest enam ka linna nii-öelda kuldne ring, et inimesed sõidavad Lasnamäelt Jürile või mingitesse muudesse kohtadesse, kus on tehased või logistikakeskused ja kõik muud. Et kuidas seda liiklussuunda, mida tegelikult nõukaaegne planeering põhimõtteliselt üldse ei arvestanud ja mida nüüd see 30 aastat vabaturumajandus siin tegelikult on nagu suhteliselt kaootiliselt arvestanud, siis kuidas me seda sorti liiklust nii ühistranspordi mõttes, et nemad jõuaksid linna, kui ka seda, et linnast jõuaks nagu nende juurde, kuidas me seda lahendaksime, kuidas me seome tegelikult selle nagu pealinna regiooni selles mõttes nagu ühtseks tervikuks? No see ongi see sama story trammist, tähendab, miks meil on Jüri trammi vaja. Jüri trammi on selleks vaja, et Jüri elanikud saaksid linna tööle ja samas linna elanikud jõuaksid Kalevi kommivabrikusse tööle. Et tramm töötab väga ilusti siis, kui mul on mõlemas suunas koormus peal. Ja sellistes suundades, kus on olemas mingisugune tootmine taga, mis linnarahvast nii-öelda töötajatena kasutab, siis fine, sellised asjad toimivad, aga näiteks kui ma võtan praegu Viimsi, siis Viimsi on ju sisuliselt monofunktsionaalne. Magala. Aga kas tähendab, või ma lihtsalt ütlen seda, et see on nagu minu meelest ilmselge, et nagu see ühistranspordisüsteem vajab tõesti nii nagu planeerimist kui jooksvat arendamist, haldamist ja kõike, eks ju, ja niimoodi, et see on Tallinn ja Tallinna lähivallad nagu ühes süsteemis, et ma ei hakkaks konkreetsetest kohtadest võib-olla rääkimagi, aga seda ühistranspordisüsteemi terviklikkust ja ühtust pole tähtis isegi, on ju, kas me räägime siin trammist või bussist, on ju, need on mõlemad süsteemis ilmselt olulised, aga et seda ei ole seni niimoodi mõeldud, et nagu et Jüri ja Lasnamäe nagu tegelikult peaksid olema ühes süsteemis või ma ei tea. Kui vaatame haldusreformi sellist kogemust, siis see nagu nii-öelda vabatahtlik alt üles, isegi sellisel juhul, kui sa tekitad sinna mingid nagu sellised boonused ja porgandid, on ju, ei tundunud ikkagi nagu väga strateegiliselt lähenevalt nende probleemide, et oli üks maakond, mis otsustas ennast kokku panna Saaremaa ja nad ka seal ka siiamaani nagu võitlevad selle üle, et kuidas tegelikult nagu asju peaks korraldama. Et seda, et Viimsi või Jüri või teised vallad Tallinnaga vabatahtlikult liituks praegustel tingimustel, keegi ei näe ette. Ka siis, kui sa neile mingi...
on ju täitsa teine teema, nad võivad ka koostöö kaudu seda asja korraldada. Sinna, et mingis mõttes mulle tundub, et siin on nagu rohkem vaja sellist nii-öelda valitsuse poolset või nagu riiklikku lähenemist, et sa tõepoolest... Riigi töö, jah. See on selge, see on nagu üleüldisem teema, et on ju, see on nagu ju palju teadvustatud, et noh, meie nimetame selle sõnaga ruumiloome, millega riik nagu ei tegele ja võiks hakata tegelema, et nagu üleüldiselt noh, ruum, selle osad on nii ühistranspordisüsteem kui hoonestus, kui tänavad, kui roheline võrgustik või mis iganes, eks ju, aga noh, et riik peaks teadlikult rohkem hakkama ruumiga tegelema. Et see on nagu... Toomas, ma küsin konkreetse küsimuse. Ehk siis igasugused suurobjektid peaksid tekkima vastavalt planeeringule. Ehk siis Harju maakonna planeering võiks olla see, mis näeb ette suurobjektide paiknemise. Kuidas tuli IKEA? No, täna toimub, eks ole, alt üles. Ruumiloome vahenditest, eks ju, et nagu kui sul on lihtsalt asi kuskil planeeringus kirjas, see ei ole üldse piisav. Täiesti nõus, aga... Kõik muutub ajas, eks ju. Seda küll, aga ma jõuaks nagu sinna, et soomlastel oli kaubanduskeskuste planeerimisel oma tingimused ruutmeetrite. Siis peab see asi olema esmalt maakonna planeeringus ja alles pärast seda saab menetleda edasi. Meil on kõik ju vastupidi. Alt üles. Õige, aga noh, minu silmis see on nagu siuke, me räägime juba asjadest, mis noh, minu jaoks olid väga hästi teadvustatud 10 aastat tagasi juba. See on tõesti nii. Ka minu jaoks. Ja seda ei ole lahendatud ja Toomas, kui sa enne viitasid 2035-le, siis minu näpud olid 2010 sees. Tõsi küll, tookord Põlluministeeriumi kaudu. Ja kusjuures, vaata, kui me tegelesime selle 2030 plussiga, siis noh, tegelikult oli, noh, ma nägin seda, et see Eesti 2010 tehti ja see sisuliselt ei leidnud rakendamist eriti. Aga noh, seal olid ka paljud teemad katmata, mis võib-olla oleks olnud olulised, aga isegi need, mis olid kaetud nagu, noh, ta oli ikkagi väga vähese mõjuga ja noh, ma püüdsin seda asja ajada, et noh, kuidas nüüd jõuda selleni, et selline dokument tegelikult töötaks ja ega nagu ta väga, noh, pole ka see üleriigilise planeeringu nimeline dokument ka praegu nüüd väga palju rohkem nagu noh, nii. Täitsa nõus. Ja iseasi, kui külgne ta lõpuks sai. Noh, mina töötasin sellega ühe osa ajast, eks ju, et nagu meil... Linnal on see 2035. Linnal on ka nüüd valimised tulemas ja järsk me suudame saada nagu mingi sellise nagu inimesed võtavad kohustuse, vastutuse võimule saajad, et nad reaalselt püüavad siis neid ilusaid sõnu praktiliste tegevuskavadega nagu rakendada. Aga kas riik peaks kuidagi sellesse suhestuma? Kas valitsus või Harjumaa ülejäänud omavalitsus peaksid suhestuma selle 2035 planeeringuga? Oota, mis asi see on, millest sa räägid 2035? Tallinn võttis vastu, volikogu võttis vastu. See on Tallinna dokument. See on Tallinna dokument, nii. Tallinn 2035. Mis on iseenesest väga ilusaid sõnu täis. Seal puudub tegevuskava sellises võtmes ja noh, seni on meile räägitud, et ühel hetkel see tegevuskava ja selle nii-öelda seostus nende rahastusskeemidega võiks nagu tulla, aga seda ei ole veel näha. No loodame parimat. Aga mu küsimus on pigem selles mõttes, et kas teised, kas riik ja ümbritsevad vallad peaksid tegelikult selle sama dokumendiga kuidagi suhestuma, kas neil peaks olema oma mingi nii-öelda lisa või mingine leppe või mis iganes mingi muu asi, mis sellega suhestaks või kuidas me loome selle olukord, et seda lihtsalt ei ignoreeritaks nii-öelda Tallinna linnapiiridest ja Toompeast nagu välja? Minu arust on siin tegemist tüüpilise hierarhilise süsteemiga, kus on meil olemas üleriiklik asi, meil on olemas maakondlik asi ja meil on olemas linna oma või valla oma. Ja loomulikult need peavad omavahel haakuma. Millisel viisil? Ma ei tea. Aga igal juhul mina arvan, et need asjad peavad omavahel kindlasti haakuma. Ei ole võimalik see, et Tallinn teeb ühe ja ütleme, Saue teeb täiesti teistsuguse ja täiesti risti vastupidistel eesmärkidel. No, Toomas? No, tähendab, ühistranspordisüsteemiga seoses on minu meelest nagu ilmselge, et see peab olema ühtne siin nagu Tallinna ja Lävi valdade vahel, aga noh, ühesõnaga
osa asju saab muidugi kavandada nagu sõltumatult, eks ju, aga ühistranspordisüsteem on ühtne. Et kui me tahame, et see oleks toimiv. Koolikorraldus on mingis mõttes et koolikorraldus on ka lahutamatult seotud, et kui sul on laagris, on nagu ühel pool tänavad lähevad ühte kooli ja teisel pool tänavad lähevad teise kooli, sest et nagu omavalitsus omavahel ei suuda nagu kooslepped. Mitte ainult. Ja kui sa ühes Tallinna otsas küsid kooli kohta, sulle antakse kooli koht teises Tallinna otsas, öeldakse, et aga linna tasemel on ju kõik korras. Linnaosa tasemel ei ole korras, no kelle asi see on? No olgu, võib-olla vaata see, selliste otsuste juures tuleb muidugi seda ka nagu arvestada, aga ütleme, ma praegu proovin lihtsalt seda rõhku välja tuua, et kus nagu eriti oluline on see ühtne käsitlemine ja niimoodi, see ei puuduta ainult planeerimist, vaid ka kogu selle asja valmisehitamist ja haldamist, et ühistranspordisüsteemi puhul, kooli puhul on nagu teatud otsused aga ma siiski usun, et omavalitsused neid kooli küsimusi saavad ka nagu kergemini nagu eraldi. Ma ei usu. Nad lihtsalt arvestavad, nad ei pea seda nii, nad on natuke erinevad, on ju, aga sest ma ei taha nagu jõuda siin selle lahenduseni, et umbes, et paneme kõik üheks omavalitsuses oleks just nagu hästi, eks ju. Et sageli mul on isegi siuke tunne, et nagu selleks, et jällegi hea side oleks kodanikkonna ja valitseja vahel umbes lööks nagu Tallinna nagu asumitena nagu tükkideks, ma olen selles mõttes nõus, et Tallinna linnaosa tegelikult peaks osaliselt võimu tagasi andma ja linnaosa halduskogudele või linnaosa kogudele. Aga ja ma näen ka seda, et mis iganes nii-öelda selle pealinna süsteemiga ühel hetkel me suudame need kuldse ringi vallad hõlmata, selgelt me ei saa suruda neid nagu sellesse praeguse linnaosa võimutusse olukorda. Seal tuleb lihtsalt nagu rahva mingi revolutsioon sellele vastuseks. Et neil peab olema mingit tüüpi teistsugune lahendus, kaheosaline või mis iganes. Aga seda, et me kuidagi peame ära hõlmama nende kooli ja transpordisüsteemi ja paneme need ühtselt töötama, ma ei näe seal nagu mingit mõistlikku alternatiivi. Lihtsalt nagu kõik need probleemid, mis praegu on tekkinud, need on osaliselt kõigest sellest nagu tulenevad. Ja seda, et meil oleks mingi ühtsem nii-öelda detailplaneeringute ja üldse planeeringute süsteem, kus siis teede ja muude koridoridega arvestatakse, see on ka hädavajadus. See ei ole ainult nagu ühistransport, sul on selgelt vaja nagu läheneda ruumi planeerimisel teistmoodi. Minu küsimus on pigem lihtsalt selles, et osalised ei taha kuidagi väga üldse midagi sellest kuulda. Neil on nii finantsiliselt kui poliitiliselt kui mingite muude lihtsalt enda mugavuse mõttes kasulikum nagu teha nägu, et see ei puuduta neid. Teised ei ole tahtnud seda seni puudutada sellepärast, et sealt tuleb ainult nagu kulusi nende jaoks, ka riiklikus mõttes on ju, või mingeid probleeme. Et kuidas me tegelikult selle surume nad selles mõttes kodanikena ja valijatena ühtse laua taha ja teeme selgeks, et seda, et riik tuleb nüüd päästab Tallinna paari riigigümnaasiumiga, et see on nagu väga tore, aga see on ainult väike jupp sellest kõigest, mida tegelikult tegema peaks. Võib-olla gümnaasiumite maailm on nagu omaette, eks ju veel, ja seal muide lapsed nagu saavad nagu ise päris hästi hakkama, aga tegelikult ütleme, minu meelest nagu alustame, et põhikool peaks minu silmis olema alati igast kodust peaks olema nii, et sul on laps läheb ise jala põhikooli, eks ju, nagu, et see siuke süsteem nagu toimiks, eks ju. See võiks olla nagu... Või siis väljaspool Tallinna on ikkagi olemas koolibussid. Okei. Isegi Tallinna sees on Okei, erandina bussid, aga ütleme, üldprintsiip peaks olema see, et igast kodust laps saab jalakooli minna või siis ühistranspordi kasutades. Et see, et me massiliselt nagu tuleb vedada nagu lapsi autodega kooli ja sel hetkel just nagu kõik tänavad ära umistada, et see on nagu ilmselt ebamõistlik asi, eks ju. No jaa, aga siis tuleb jälle küsimus sellest, et koolid ei ole ühtlased, et sul ei ole tegelikult seda ühtsuskooli ja inimesed väga egoistlikult vaatavad, et okei, ma tahan, et minu lastel oleks ikkagi nagu parem haridus. Ja kui ma selle parema hariduse saan kätte sealt, ma ei tea, kesklinna Realist või Costa Waldorfist või mis iganes koolist on ju, et siis ma olen nõus selle isikliku mugavuse ja heaolu huvides põhimõtteliselt tegema neid ohverdusi ja sõitma hommikul varem kohale ja viima neid sinna või registreerima.
Nüüd sa, Siim, oled tõeline šampanja sotsialist, et kui sa vaatad Tallinna kõigis koolides õppivate laste arvu ja siis kui paljud neist on nendes 5 kesklinna koolis, mida sina silmas pead, siis usu mind, suur valdav enamus Tallinna inimesi ei tea üldse aru, millest sa praegusel hetkel räägidki. No, ma täiendan siia oma isikliku kogemuse, et mina elasin laagris ja käisin Gustav Adolfis ehk siis Balti jaamas ja ma sain suurepäraselt ise hakkama, mul oli rong. Ja, täpselt. See toimib, eks ju, niimoodi võib. Minu point ei olnud üldse seda, et nad peaksid seda tegema. Minu point oli selles, et see, miks on kesklinnas ummikud, on osaliselt nende valikute tulemus. See on see, et see valik on õige. See valik on olemas osaliste inimeste jaoks ja sellest tulenevalt on suur hulk ka teiste inimeste elu muudetud. See oli asja mõte, mitte see, et niimoodi peavadki kõik tegema. No fine, aga kas siis Kustisse või Reali bussiga ei saa või? Ma tean, et Rocca al Mare on üks väheseid, millel kindlasti oli kogu linna kattev koolibusside võrgustik. Et ükskõik millises... Ei, ma ei paku koolibussi, ma arvan ikkagi harilikku ühistransporti. Kas ühistransport ei teeninda siis võrdväärselt näiteks Reali õpilasi? No, teoorias teenindab. Teoorias. Nüüd tuleb siis see liinivõrk praktikasse viia, et ta teenindaks ka praktikas. Kas linnavolikogul on liinivõrgu kujundamise suhtes mingid võimalused? Võimule tulles on, kindlasti. Oota, ma ei tea, mis me räägime reaalkoolist või? See on nagu peaaegu et parima ühistranspordi juurdepääsetavusega koht, mulle tundub nagu. Kui sa siiski elad, ütleme näiteks mingis Tabasalus, siis sul reaalkooli jõudmiseks on ikkagi ka ühistranspordiga päris pikk maa, mida läbida. Aga okei, me oleme täna rääkinud juba päris pikalt ja ma ühel hetkel kindlasti jõuan nende samade kooli küsimusteni tegelikult nagu tagasi. Tahaks ühe asja veel teile võimaluse pakkuda, et kui teil oleks võimalik ühte küsimust küsida oma kaasvastajatelt, et kas teil on mingi teema, mis praegu teil tunneb, et tänase diskussiooni juures jäi korraks nagu veel ütlemata või et seal oleks oma selle punkti ära ütlenud, et annaks selle võimaluse 5 minutiks ja siis paneks tänaseks selle ürituse kinni ja kindlasti korraldaks veel. Kas teil on selliseid, et oli mõte, mida oleks tahtnud käsitleda või mingi punkt, jäi hingele midagi, ei jäänud? Toomas, Ain, Raimond. Mulle praegu ei jäänud. Ja tegelikult on neid palju, eks ju, aga mul lihtsalt ei tule praegu meelde, mis siin võis olla jutu käigus. Kui ma nüüd tagasi vaatan, tähendab nendesse kommentaaridesse, siis Mari on öelnud, et mudelid ei ole mingid tõemasinad. Saab testida erinevaid lahendusi, aga minu meelest ongi see, et erinevaid variante pakutakse, ütleme, Toomas, sina pakud ühte varianti, keegi pakub midagi muud ja nende variantide võrdlemiseks on mudel kindlasti vajalik. Mari ütleb siin, et mudel ei asenda visiooni linnast ja väärtushinnanguid. No sellega saab ainult nõustuda, aga see visioon iseenesest peaks olemagi planeeringu aluseks ehk et ülelinnalises planeeringus peakski esmalt see visioon välja paistma. Väärtushinnangud on rakendamisega seonduvad. Toomas. No ma hakkan siit, ma ei ole neid kommentaare vaadanud ausalt öelda, et ma ei tea, mida siin kõike on öeldud, ma ei saa nii, aga et siin nagu igal asjal, ma proovin niimoodi mõelda läbi, et ükski asi ei ole, eks ju, kui ma kasutan sõna mudel või planeering või visioon või nendel kõigil asjadel on oma koht. Need on kõik sellised teatud vahendid, et nagu niisuguse head ruumi, toimivat ruumi ja selle lahendusi ja niimoodi järjepidevalt ellu viia, et nagu me ei saa nagu kaondada ühe mõiste ümber siin nagu, eks ju, et meil on vaja planeeringut, meil on vaja mudelit, et niimoodi ei ole mõtet mõelda, eks ju, et tegelikult kogu see ruumi loomine on selline... Aga Toomas, ma vaidlen natukene vastu, kas sa arvad, et selle ruumi loomise juures meil mõõdikuid tegelikult nagu midagi kontrollida niipidi vaja ei ole ja see toimib ka rahulikult alt ülesse. Ehk et sa hakkad pihta
teed konkreetse tänava nagu elamiskõlbulikuks, aga ei vaata nagu laiemat võrku tervikuna. Ma ei ole seda ju öelnud, et nagu loomulikult on vaja, iga asja tegemisel on vaja arvestada kõik võimalikku, mis tuleneb nagu ümbrusest või mis tulenevad nagu tegelikust üldisemastest liikumisest ja kõigest. Iga ruumi loomisel tuleb nagu mõelda selle peale loomulikult ja kõik võimalikud mudelid ja mudeldamised on ka olulised, on ju nagu vahendina, et nagu asju nagu läbi proovida, kas lahendus töötab ja nii edasi, eks ju, et aga need on lihtsalt, eks ju, nagu vahendid. Ja, ma olen nõus, tähendab, sa tead, mis on Kaamose auk? Ja, mina tean küll. Ja mulle meeldis selle Kaamose augu juures öelda, et ma tänan neid, kes selle tootsid suurepäraseks õppevahendiks, aga mul on kahju, et see on betooni valatud. Ja nimelt siin ongi see mudelite point, et mudelis me saame igasugused asjad läbi mängida ilma neid veel betooni valamata. Aga see tundub küll üks koht, kus õieti mingit visiooni või erilist mõtlemist nagu pole olnud või ma ei tea, seal olid, mina täpselt ei tea ka, aga seal olid mingisugused tähendab seal arendajate vahel, mina päriselt ei orienteeru, aga igatahes nagu ruumina on seal kogu see värk, mis siis ehitati. Seal mingi inimsõbralikum, seal inimesel pole üldse kohta, eks ju, kõigepealt alastades sellest, eks ju, et ei saa üldse rääkida, eks ju, et vaata, ma mõtlen vahel niimoodi, et see, mis toimus seal kogu selle Ülemiste või lõunapoolse ümbersõidu ja Ülemiste liiklussõlme ja Kaamose augu ja kõigi nende teiste kohtade kavandamisel. Kui me nüüd võrdleme, et Reidi tee ümber käinud vaidlusi, et vaata, kui inimsõbralik ruum on Reidi tee sellega võrreldes, mis seal toimus, et nagu paljuski, ma arvan, on ka tegelikult see, et vaieldi see. See on avalikustamise teema, sellepärast, et see Kaamose auk tehti vältides igasugust avalikustamist. Ja seal ei toimunud midagi sellist, jah. Selts, mis on ainus elamupiirkond seal, mis mingilgi määral võitles ja millega Ainil on ka kindlasti siin otsene seos, on siiski tegelikult suhteliselt väike piirkond. Et neid inimesi, kes Kadrioru ja tulevase Tallinna sadamale, kõiki neid tegelikult see ala puudutas palju rohkem, pluss siis Telliskivi seltsi ja teiste nagu tugi selles osas avalik nagu võitlusfront vaestel valmis on. Aga kuna ma lubasin seda juba nagu põhimõtteliselt koheselt ära lõpetada, siis kaks hästi kiiresti lühikest küsimust. Et trammide mõttes rohkem tramme Tallinna kesklinna, jah, ei? Jah, aga vaja on põhimõtteliselt trammile igal juhul teist koridori juurde. Toomas? Jah, peatänava projekteerimisel me jõudsime nii busside kui trammide osas järeldusele, et see olemasolevad liinid on ju, see saab ära katta, aga ega uusi liine juurde ei saa, et nagu selleks uute trammide ja busside jaoks peaks neid kavandama teistele tänavatele, ütlesi vajab kogu Tallinna linn, siin on palju rohkem sihtpunkti kui Viru keskus. Teine hästi lihtne jah-ei küsimus. Kas mingil kujul peatänav jah-ei, kas me teeme seda kuidagi seda linnaruumi seal inimsõbralikumaks ja vähem autodele suunatuks? Minu vastus on see, et juhul kui me mudelis saame positiivse tulemuse. Toomas? Minu jaoks on see ilmselge, et umbes selliselt, eks ju, tuleb see ruum nagu ümber kavandada, jah. Ei, ma olen liiga seotud, ma ei saa selle vastust, ma olen töötanud selle peatänava projektiga ja muide, ma ütlen seda, et siin sai minu meelest selle projekteerimise käigus osaliselt mindud sellistele kompromissidele siin Transpordiametiga, et mulle juba tundub, et see projekt natukene võib-olla ei pidanudki selle järgi täpselt ehitama, et seal on vaja natuke veel rohkem inimsõbralikkust kui. Ma tahan lõpuks jõuda ka paari konsensuse küsimusena. Kas vähem Kuule, Siim, anna andeks, sul olid 2 viimast küsimust, et küsi üks veel, siis mina vähemalt pean lihtsalt hakkama koju minema tasakesi. Mulle tuleb koolibuss järgi siia Riigikogu juurde ja siis ma lähen koju. Vähem torupiirdeid Tallinnasse? Absoluutselt, mitte ühtegi torupiiret Tallinnasse. Keskaegne rüütlirelvastus olgu kuskil mujal. Toomas?
no see on nagu ilmselge, eks ju, noh, mingid torupiirded on ikka. Aga kuna me nüüd lõpuks jõudnud konsensusele, siis me korraldame selliseid üritusi kindlasti veel. Aitäh teile, Ain Kendra, Toomas Vaaver ja mul oli väga huvitav. Ma loodan, et ka teil oli huvitav. Ja, aitäh teile ka. Aitäh. Ma ei tea, kes kuulasid, aga kõigile kuulajatele. Nägemist, head õhtut!